Alustame naljaga. See pole peaaegu enam naligi. Venemaa uusim tiibrakett töötab reaktiivmootoriga, mille saad AliExpressist ostukorvi lisada. See ei ole võltsing ega kuskilt alla tulistatud lennukilt pärit varuosa. Tegemist on päris, ametlikult müügil oleva tootega, mis on algselt mõeldud mudellennukite harrastajatele. Vene insenerid võtsid selle mootori ja kinnitasid selle lõhke peale. Ja ühel ööl tulistas Ukraina õhutõrjemeeskond ühe neist alla õhutõrjekahuriga, mis on vanem kui enamik nende vanavanematest. See on S-8000 Banderoli lugu. Või kuidas rahapuuduses kaitsetööstus ehitas raketi ülemaailmsest hobipoest. Ning kuidas Ukraina tulistab selle taevast alla külmasõjaaegse tehnikaga. Alustame sellest, mis Banderol tegelikult on, sest see ei sobitu täpselt nende kategooriatega, millega me harjunud oleme. Venemaa tiibrakettide perekond on traditsiooniliselt tähendanud selliseid asju nagu KH-101, 3M14 kaliibr või 9M727, mida kasutatakse Iskander K-süsteemis. Need on kallid spetsiaalselt ehitatud relvad, mis on loodud spetsiaalsetes raketibüroodes, toodetud suhteliselt väikestes kogustes ja mõeldud kõrge väärtusega sihtmärkide ründamiseks. Banderol on sellest peaaegu täielik vastand. Selle arendas välja Kronstadt, ettevõte, mis ei ole üldse raketifirma, vaid Venemaa Orion droonitootja. See on keskmise kõrgusega, pika lennuajaga mehitamata õhusõiduk. Kronstadt võttis mehitamata õhusõiduki kontseptsiooni ja muutis selle sisuliselt sõjaliseks ühekordseks reaktiivmootoriga ründerelvaks. Tulemuseks on midagi, mis jääb kamikaze-drooni ja klassikalise tiibraketi vahele, olles oma olemuselt lähemal Ukraina enda rakettdroonidele kui Venemaa vanematele tiibrakettidele. Tehniliste andmete poolest on droon väike, kuid väga võimas. Banderol liigub umbes 600 km tunnis. Maksimaalseks kiiruseks on märgitud umbes 650 km tunnis. See on piisavalt kiire, et edestada neid relvasüsteeme, mida Ukraina on tavaliselt kasutanud aeglasemate Shahed-tüüpi droonide vastu. Selle lennuulatuseks on samuti märgitud kuni 500 kilomeetrit, mis võimaldab jõuda sügavale rindejoone taha, kui droon lastakse teele okupeeritud alavelt või Venemaa õhuruumist. Relva lõhkepea on kõrge lõhkevõimega killustuv, Ukraina kaitseluure HUR andmetel kaalub see umbes 114 kilogrammi, kuigi mõned allikad väidavad, et see võib ulatuda kuni 150 kilogrammini. Igal juhul ei ole see relv mõeldud tugevdatud punkri hävitamiseks. See on loodud pehmete sihtmärkide, nagu radariseadmed, logistikaladude, korterelamute või muu sellise hävitamiseks, mille jaoks pole vaja spetsiaalset punkrilõhkujat. Relva peamine stardiplatvorm on Orion, droon ise ning väidetavalt töötas Kronstadt selle kallal, et kohandada see ka Mi-28N ründekopteritelt tulistamiseks, mis annaks Venemaale teise sihtmärgini toimetamise viisi palju lühema ettevalmistusajaga. Kuid tegelikult ei tee Banderolit uudisväärseks mitte kere. Selle asemel peame keskenduma sellele, mis on selle sees. 2025 aasta mais Ukraina kaitseluure avaldas oma sõja ja sanktsioonide portaali relvakomponentide jaotises raketi tehnilise ülevaate pärast seda, kui olid uuritud Odessa lähedalt rünnakutelt leitud terveid eksemplare. See, mida nad leidsid, ei olnud mitte niivõrd täppisjuhitav rakett, vaid pigem poolest tarbeelektroonikatööstusest kokku pandud varuosakast. Seda taevast läbivat raketi vedav mootor osutus Suisu 2100 Proks, Hiinas toodetud turboreaktiivmootoriks, mis oli algselt mõeldud suuremõõtmelistele mudellennukitele ja raadioteel juhitavatele reaktiivlennukitele. Seda müüdi avalikult ja kommertseesmärgil umbes $16,000 eest. Ning jah, see on AliExpressis olemas. Ülejäänud osade nimekiri on samasugune. HUR tuvastas telemeetriamooduli tõenäoliselt kui RFT-900X, mis on kas otse Austraaliast hangitud või toodetud Hiina koopiana Austraalia disainist. Inertsiaalnavigatsioonisüsteemi päritoluks arvatakse olevat Hiina ning see on ühendatud Venemaal toodetud Cometra M8 satelliidi vastuvõtjaga. See on sama segamiskindel antennitehnoloogia, mida Venemaa on kasutanud oma Shahidi põhistel Kerun-droonidel ning UMPK ja UMPB liukpommi komplektidel. Servoajamid ehk väikesed mootorid, mis liigutavad juhtpindu, olid Lõuna-Korea Dynamixel MX-64 AR seadmed, mis on samuti turul saadaval. Ja elektroonikas on laiali umbes 20 erinevat tüüpi mikroskeemi, mis on pärit tootjatelt Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Šveitsist, Jaapanist ja Lõuna-Koreast. Aga kuidas saab sanktsioonide all olev Vene ettevõtte hankida osi nii paljudest riikidest, mida avameelselt toodavad firmad, kes tõenäoliselt ei taha, et nende tooted satuksid tiibrakettidesse, mida tulistatakse Kiievi pihta? HUR-i andmetel liikus enamik elektroonikakomponente läbi ühe jaotuskeskuse, Vene elektroonika hulgimüüja nimega Chip and Tip, mis on üks riigi suurimaid kodumaiseid turustajaid.
Sealt edasi kirjeldavad varasemad Ukraina luurearuanded sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustikku, mis suunab need sisseveod vaheriikide kaudu. Nende hulka kuuluvad Armeenia, Kasahstan, Hiina, Türgi ja Araabia Ühendemiraadid, kes kõik kasutavad varifirmasid, et varjata dokumentatsiooni enne, kui osad üldse Vene tootmisliinile jõuavad. See aruanne põhineb avatud allikate analüüsil, mitte kinnitatud valitsuse järeldusel, kuid see muster kattub laiemate probleemidega, millega lääne sanktsioonide jõustamine on aastaid maadelnud. Nimelt on kaheotstarbelisi elektroonikaseadmeid raske kontrollida, kui neist saavad tarbijaturul müüdavad kaubad. Sellel lool on ka rahaline külg. Kronstadt, ettevõte, mis ehitab Bandaruli, ei ole just olnud ettevõtte stabiilsuse musternäidis. Ühes 2025 aasta augusti raportis ettevõte seisis silmitsi võimaliku pankrotiga. 3 kuu jooksul oli selle vastu esitatud umbes 40 kohtuasja, kogusummas ligikaudu $7,7 miljonit ning raporti koostamise ajal puudus selge restruktureerimisplaan. See muudab tõhusa ja odava sõjamasina kuvandi keerulisemaks, kuna isegi Venemaa odav lahendus täppislöökide võimekusele näib toimivat rahaliselt ebakindlal pinnal. Millal see asi tegelikult lahinguväljale jõudis ja kui palju Venemaa seda tegelikult kasutab? Üks varasemaid teateid Bandaruli kohta tuli Venemaa Kapustinjari polügoonilt 2024 aasta lõpus, enne selle integreerimist Venemaa kombineeritud raketi- ja droonilöögipakettidesse. Sellest ajast alates on sellest saanud korduv element mõnedes sõja suurimates pommitamistes. Vene väed kasutasid väidetavalt Bandaruli moonasid ka 2026 aasta mai rünnakus, kuhu kuulus ka Oreshniku rakett. Relva on sellest ajast alates kasutatud laialdastes rünnakutes ning otseste teadete kohaselt kuulsid kõrvalseisjad nende droonide mootoreid enda kohal. Seega pole see enam isegi haruldane katserelv. Seda võetakse kasutusele Venemaa massrünnakute doktriinis koos šaheedide, kaliibrite ja ballistiliste rakettidega. Ja just see massrünnakute roll teedki Bandaruli ohtlikuks viisil, mis erineb tavalisest tiivraketist. 2025 aasta aprillis tehtud hinnang analüütiku avatud allikate arvamuse põhjal näitas, et Bandaruli reaktiivmootor annab sellele kiiruse, mida tavalisel droonil ei ole. See tähendab, et tavalised maapealsed kuulipildujad, mida Ukraina mobiilsed tulemeeskonnad on kasutanud aeglasemate šaheedidroonide allatulistamiseks, ei suuda lihtsalt seda drooni tõhusalt jälgida ega tabada. Selle vastu võitlemiseks on vaja süsteeme, mis on spetsiaalselt loodud kiirelt manööverdavate sihtmärkide jälgimiseks, tavaliselt radariga juhitavaid platvorme, nagu Saksamaa poolt tarnitud Gepardi iseliikuv õhutõrjekahur. See ongi Bandaruli peamine taktikaline probleem. See on piisavalt kiire, et lipsata mööda odavatest droonitõrjesüsteemidest, mida Ukraina on 3 aastat üles ehitanud, või piisavalt odav, et Venemaa saaks endale lubada nende märkimisväärset kaotust selle protsessi käigus. Sellel on ka rohkem manööverdusvõimet kui Venemaa vanematel tiibrakettidel, mis on oluline statsionaarsete õhutõrjesüsteemide vastu, mis on häälestatud ennustama tavapärasemaid ja sirgemaid lennutrajektoore. See viibki meid selle loo pöördeni. 2026 aasta juuli keskel tulistas Ukraina 121. eraldi territoriaalkaitsebrigaad alla 2 Vene õhusihtmärki, millest üks oli Bandarul, kasutades 40 mm Bofors L-70 õhutõrjekahureid. Kui see nimi sulle palju ei ütle, siis Bofors L-70 on Rootsis välja töötatud õhutõrjekahur, mis ilmus esmakordselt 1947 aastal ja võeti ametlikult kasutusele 1951 aastal. Ja seda on sellest ajast alates pidevalt kasutanud sõjaväed üle kogu maailma. Me räägime relvasüsteemist, mis on olenevalt konkreetsest eksemplarist umbes 70 aastat vana. Kiirusega, mida tavaliselt hinnatakse 240 kuni 330 lasku minutis ja tõhusa laskekaugusega õhusihtmärkide vastu umbes 4000 meetrit. Täpsemalt öeldes ei olnud. 121 brigaadi kasutatud relvadel suuri muudatusi peale uuendatud sihtimissüsteemide. See tähendab, et meeskonnad teevad seda tõenäoliselt peamiselt käsitsi sihtimisega, jälgides reaktiivmootoriga raketirelvaga, mis on loodud enne kaasaegsete digitaalsete tulejuhtimissüsteemide olemasolu. See on eriti märkimisväärne, sest teised kasutajad on sama relvaga läinud hoopis vastupidist teed. Mõned riigid on ühendanud L-70 radari, tulejuhtimise ja automaatse sihtmärgi jälgimisega, muutes selle palju kaasaegsemaks punktikaitsesüsteemiks. Ukrainale annetatud üksused on vähemalt teadaolevalt kõige lihtsam versioon. Leedu toimetas esimese partii neist kahuritest Ukrainasse juba 2023 aasta veebruaris ning hiljem tarnis täiendavaid kahureid Holland. Nii et see pole isegi relv, mille Ukraina oleks ise ehitanud või hooldanud, vaid külma sõjaaegne NATO ülejääk, mis on ümber kohandatud, et täita väga 21. sajandi õhutõrjelünka. Nüüd tasub hetkeks peatuda ka teisel raketil, mis sel nädalal alla kukkus, sest kontrast räägib iseenda eest. KH-59 või nagu NATO seda nimetab, AS-13 Kingbolt
on palju vanem konstruktsioon kui Pandarul, pärinedes Nõukogude Liidu arendustööst 70ndatel ja 80ndatel. Nüüd toodab seda Venemaa ettevõtte Tactical Missiles Corporation. Sõltuvalt täpsest variandist on selle tegevusraadius umbes 115 kuni 290 kilomeetrit. Tippkiirus jääb vahemikku 900 kuni veidi üle 1000 kilomeetri tunnis ning lõhkepea kaal on umbes 300 kilogrammi. See tähendab, et see on märkimisväärselt raskem kui Pandarulid. Selle juhisüsteemiks on segu inertsiaalsest navigeerimisest lennu keskosas ja NAS-e paigaldatud telerikaamera, mis võimaldab operaatoril stardilennukis visuaalselt sihtmärki tuvastada ja lõppfaasis sellele lukustuda. Teisisõnu, KH-59 on tõeliselt vanakooli täppisrelv, mis nõuab kriitilisel hetkel väljaõppinud operaatorit, kes jälgib videopilti. Seevastu Pandarul on pärast väljalaskmist suures osas autonoomne, juhitud GPS-i ja inertsiaalsüsteemi abil ja ehitatud nii odavaks, et ühe kaotamine 70 aastat vana õhutõrjekahuri tõttu vaevu kajastub Venemaa tootmisarvestuses. Sama nädal, sama brigaad, samad relvad, kuid 2 täiesti erinevat raketi ehitamise filosoofiat. Samuti tasub märkida, et Boforsi lugu ei ole ainus õhutõrje edu, mida Ukraina on sellise küllastusrünnaku vastu saavutanud. Samas raportis märgiti, et üks Ukraina Skynex-süsteem hävitas ühes lahingus 12 Vene õhusihtmärki, sealhulgas 1 tiibraketi ja 11 Shahed-tüüpi drooni. See on see, mida annab kaasaegne radariga juhitav Saksa õhutõrjeüksus, mis on spetsiaalselt ehitatud kiirete, väikeste ja madalal lendavate sihtmärkide allatulistamiseks. Eriti kui Venemaa kasutab droone, mis on pärit kommertstehastest. Pane need 2 lugu kõrvuti ja saad üsna ausa ülevaate sellest, kuidas Ukraina praegu tegelikult oma õhuruumi kaitseb. Mitte ühe imerelvasüsteemiga, vaid eri süsteemidest kokkulapitud lahendusega. Ühes otsas on tipptasemel radariga juhitav Saksa kahur, teises otsas on käsitsi sihitud Rootsi vanaaegne relv. Mõlemad täidavad sama põhiülesannet, sest lihtsalt ei ole piisavalt kaasaegseid süsteeme, et kõike korraga katta. Ja mis veelgi olulisem, umbes samal ajal ilmus avatud allikate analüütiku, kelle kasutaja nimi on Special Kursonkat, jagatud video, mis näitavat Vene drooni Orion, sama platvorm, mis kannab Pandaruli, põlemas okupeeritud Krimmis põllul pärast seda, kui see oli ilmselt hävitatud omaenda poole, mitte Ukraina tegevuse tõttu. Teadlased geolokeerisid vraki Ivanivka nimelisse külla, mis asub umbes 13 kilomeetri kaugusel Kertšist ja 11 kilomeetri kaugusel lennuväljast, kus need droonid tavaliselt tegutsevad. Video sobitub laiemasse pilti relvaprogrammist, mis on loodud kiiresti, odavalt ja sanktsioonide surve all. Mõnikord töötab see piisavalt hästi, et murda läbi Kiievi kaitse. 500 relva või enama rünnakus ja mõnikord kukub see ilmselt iseenda poolel rindel lihtsalt taevast alla. Miks see kõik üldse oluline on? No, selleks on mitu põhjust ja need ulatuvad kaugemale faktist, et muuseumi eksponaadist õhutõrjekahur võitis otseheitluses reaktiivraketi. Aga enne seda veendu, et oled sõjasaate kanalile tellitud. Tuume teieni uudiseid ülemaailmsest geopoliitikast ja vahel kajastame sündmusi, mis võivad tunduda nagu väljamõeldis, nagu näiteks see lugu siin. Nüüd tagasi selle juurde, kuidas Pandarul laiemasse sõjakonteksti sobitub. Esiteks on see relv näide sellest, mida sanktsioonide surve tegelikult sõjaaja majandusega teeb. Relvatootmist ei saa täielikult peatada, kuid selle asemel liiguvad riigid üha enam improviseerimise poole. Venemaa ei saa lihtsalt hankida täppisoptikat, kiirguskindlaid elektroonikaseadmeid ega spetsiaalselt ehitatud turboreaktiivmootoreid, mida traditsiooniline tippklassi tiibrakett vajaks sellistes kogustes, nagu neil vaja on. Seetõttu ehitatakse rakett hoopis sellistest osadest, mida teoreetiliselt võiks igaüks, kellel on krediitkaart ja AliExpressi konto, tükikaupa osta. Need osad suunatakse vaheriikide ja hulgimüüjate kaudu, et varjata nende päritolu. See on märk sellest, et seatööstuskompleks kohaneb nappusega, liikudes odavamate lahenduste poole. Ja see sunnib lääne valitsusi ning ekspordikontrollisüsteeme mõistma, kui auklikud tarbeelektroonika tarneahelad on. Kui lõppkasutajal on piisavalt kannatust, et suunata ost läbi 2 või 3 vahendaja riigi. Teiseks on selle sõja kulude küsimus ja siin aitab, kui paneme tegelikud numbrid nende relvade kõrvale, mida me pidevalt mainime. Hinnangud Venemaa KH-101 kohta varieeruvad tohutult sõltuvalt sellest, kes aruannet koostab. Ukraina ja lääne analüütikud on hinnanud selle maksumuseks madalaimal juhul umbes $1,2 miljonit ja kõrgeimal juhul kuni $13 miljonit. Kalibri jääb samuti üsna laia hinnavahemiku sisse, mida tavaliselt hinnatakse umbes $1 miljonist kuni $6 miljoni, sõltuvalt sellest, kas tegemist on ekspordi või kodumaise versiooniga. Tavalise Shahed-136 tüüpi drooni hind jääb seevastu tavaliselt vahemikku $20 000 kuni $50 000. Ukraina luurehinnangul võivad Venemaa kodumaise toodangu versioonid maksta kuni $70 000.
me jätame kõik need numbrid meelega lahtiseks, sest erinevalt Pandaruli komponentide nimekirjast on need laiemad raketikulu hinnangud vaieldavad ja vaidlustatud. Need ei põhine kinnitatud lepingutel ning erinevad allikad vaidlevad omavahel isegi 5-kordses või 10-kordses ulatuses. Kuid isegi kui võtta iga vahemiku kõige konservatiivsem ots, rakett, mis on ehitatud $16,000 hobiklassi reaktiivmootori ning tarbijaklassi servode ja akude ümber, on selles võrdluses palju lähemal droonile kui raketile. See tähendab, et Venemaa suudab neid toota ja kasutada sellises mahus, mis oleks näiteks GH-101 puhul mõeldamatu. Ja kaasata need massiivsetesse rünnakutesse, mis on spetsiaalselt loodud Ukraina õhutõrje ülekoormamiseks lihtsalt suure hulga samaaegsete ohtude kaudu, mitte ühegi üksiku relva keerukuse tõttu. Pandarul ei püüa olla kõige targem rakett taevas. See püüab olla lihtsalt veel üks kiiresti liikuv oht rünnakulaines, kuhu juba kuuluvad ka šahiidid. See on ka koht, kus küsimus, kas tegemist on drooni või raketiga, lakkab olemast pedantne ja hakkab tegelikult mõjutama seda, kuidas Ukraina oma kaitset üles ehitab. Venemaa on teinud oma Šahiidi seerial sama katset, mida ta tegi Pandaruliga. Reaktiivmootorite lisamine varem lihtsatele propelleriga tiirutavatele laskemoonadele on toonud kaasa sellised variandid nagu Kerun 3 ja Kerun 5, mis suudavad väidetavalt saavutada kiirusi umbes 500–600 km tunnis. See asetab need otse tiibrakettide kategooriasse. Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat on seda mõju otsekoheselt kirjeldanud, öeldes, et radaril näitab üks neist reaktiivmootoriga variantidest end juba ainuüksi lennuparameetrite järgi tiibraketina. Lihtsalt sellepärast, kui kiiresti see liigub. See määrab, millise tõrjeraketi Ukraina patarei ülem haarab ja tõrjeraketid ei ole hinnalt omavahel asendatavad. Üks AIM-120 AMRAAM rakett, mida Nassamsi patareid on kasutanud aeglasemate šahiidide allatulistamiseks, maksab umbes $500,000–1 miljon ühe lasku kohta. Üks Patriot PAC-3 tõrjerakett maksab juba ligi $4 miljonit tükk. $16,000 mootor sunnib sind kulutama $500,000 kuni mitu miljonit lihtsalt selleks, et see taevast alla tuua. Kulusuhe on selle relva kogu mõte, olenemata sellest, kas liigitad selle drooniks või raketiks. Tasub ka mainida, et Ukraina mängib seda sama mängu vastupidises suunas. Ukraina Polonetsia Rocket Drone esmakordselt kasutati lahingus 2024 aasta augustis. Kaalub umbes 320 kilogrammi, millest ligikaudu 100 kilogrammi moodustab lõhkepea. Stardib tahkekütuse kiirendiga enne, kui selle töö võtab üle turboreaktiivmootor ja väidetavalt saavutab see kiirusi kuni 900 km tunnis, lennuulatusega umbes 650 km. See on peaaegu võrreldav K-101-ga. Ukraina ametnikud on hinnanud selle ühiku maksumuseks alla $1 miljon. Ja mõned Ukraina hinnangud on veelgi madalamad. Selle sõsarprogramm Peklo on väidetavalt isegi odavam ehitada kui Ukraina LUT kaugmaa ründedroon, mille hind oli umbes $200,000. Samal ajal saavutades kiiruseks kuni 700 km tunnis ja lennates umbes 700 km kaugusele. Kusjuures arendajad väidavad, et kasutatakse kuni 70 kodumaist komponenti. Teisisõnu, mõlemad pooled on iseseisvalt jõudnud järeldusele, et kiireim viis ületada lõhe odava drooni ja kalli raketi vahel on lihtsalt ehitada midagi, mis jääb nende kahe vahele. Ja et see, kes suudab seda hübriidklassi kiiremini rohkem toota, saab selles konkreetses relvastusvõidujooksus eelise. Kolmandaks on relvad olulised, sest need sunnivad Ukrainat pidama asümmeetrilist kaitsesõda kahel väga erineval tehnoloogilisel tasemel samaaegselt. Ühest küljest kasutab Ukraina tõeliselt tipptasemel süsteeme, Saksa Gepardid, mis on spetsiaalselt ehitatud kiirelt manööverdavate sihtmärkide jälgimiseks ja isegi, nagu me mujal mainisime, varased laseripõhised droonitõrjesüsteemid. Teisest küljest, kui kaasaegseid süsteeme pole piisavalt, kasutavad Ukraina meeskonnad kõike, mis töötab, sealhulgas annetatud aastakümneid vanu õhutõrjekahureid, millel on vaid sihikuuendus. See, et Bofors L-70 suudab endiselt alla tuua 2026 aasta reaktiivmootoriga raketi, ei ole tegelikult lugu sellest, et külmasõjaaegne inseneritöö oleks oma ajast ees olnud. See on lugu õhutõrje põhiolemusest, mis taandub endiselt sellele, kas meeskond suudab sihtmärki jälgida, sihtida ja lasud sihtmärgi ette lasta enne selle saabumist ning sellest, kui õhukeseks on Ukraina õhutõrjevarud pidanud venima, et katta iga kõrgus, kiirus ja lennuprofiili, mida Venemaa selle vastu pidevalt kasutab. Kui kõik kokku panna, siis Pandarul ütleb meile midagi laiemat selle kohta, kuhu selle sõja relvatehnoloogia liigub. Piir drooni ja tiibraketi vahel hakkab kaduma. 2 varem eraldi kategooriat, mille jaoks olid erinevad kaitsetaktikad, sulanduvad nüüd üheks kiirete, odavate reaktiiv- või propellermootoriga, GPS-i ja inertsial juhtimisega laskemoona klassiks, mida saab suuresti valmisosadest kokku panna. Ukraina enda Polarnitsia ja Peklo programmid põhinevad sisuliselt samal ideel, liikudes vastupidises suunas. See, kes suudab neid asju kiiremini ja odavamalt toota ning kes suudab oma õhutõrjet kõige kiiremini kohandada, saab järgmises selle võitluse faasis eelise. Praegu kaldub selles konkreetses vastas
vastasseisus skoor Ukraina vana relva kasuks. Ja seegi on märkimisväärne, sest see viitab sellele, et me ei ole veel viimast korda näinud relvi, mis peaksid kõikide eelduste kohaselt olema juba aegunud. 30. juulil alustas Venemaa rünnakut. Ballistilised ja tiibraketid lendasid Ukrainasse. Nendega koos olid ka ründedroonid, neid oli sadu. See oli õhurünnak, mis tekitas šoki ja hirmu. Sellist tüüpi rünnakuid oleme Venemaalt varemgi korduvalt näinud. Aga täna suutis Ukraina midagi sellist, millest Putin võib vaid unistada. 93% suurune tõrjemäär. Ühel ööl hävitati rekordarv Vene relvi, kui droon drooni järel purunes peaaegu läbitungimatu Ukraina õhutõrje vastu. Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pärast Venemaa rünnakut kõik üksikasjad oma. 30. juuli õhtuses pöördumises kiitis Zelenski Ukraina taevakaitsjat taevani. Ta märkis, et mobiilsete tulegruppide, lennuväe ja tõrjedroonide kasutamine aitas oluliselt vähendada kahju, mille põhjustas Vene rünnak, mille eesmärk ei olnud sõjaliste sihtmärkide hävitamine. Putin tahtis tekitada terrorit, külvata hirmu. Ja tema kuri plaan, nagu see sageli on, oli suunata relvad Ukraina linnade süütute tsiviilisikute vastu. Ukraina õhukaitsjate professionaalsus paistis silma ööl, mis oleks võinud olla palju laastavam, kui see tegelikult oli, sest Ukraina tuli tõi alla rekordarvu Vene relvi. See, mida me nägime 30. juulil, polnud anomaalia. See oli evolutsiooni, Ukraina õhukaitsejõu muutumise tulemus, mida Venemaa poleks suutnud isegi umbes aasta tagasi ette kujutada. Läheme tagasi 2025 aasta algusesse. Tollal oli Ukraina Vene ründedroonide tõrje edukuse määr palju madalam kui praegu. See määr kõikus, kuid tavaliselt jäi see 70% keskpaiga ja 80% alguse vahele. Liiga paljud Venemaa droonid murdsid läbi. Putin oli andnud käsu ehitada rohkem Shahed-tüüpi ründedroone kui kunagi varem ja see tohutu hulk ülekoormas Ukraina õhutõrje. Keri edasi suvesse 2026. Ja räägitakse hoopis teistsugust lugu. Täna on Venemaa droonid endiselt ohtlikud, kuid nad ei ole enam nii surmavad kui varem. See ei ole sellepärast, et Venemaa toodaks neid vähem või et nende droonid oleksid halvemaks muutunud. Noh, enamasti, nagu hiljem teada saad. See on sellepärast, et Ukraina on vahelpüüdmises paremaks saanud. 30. juuli. Ja selle 93% vahelpüüdmise määr oli selle kuu tipphetk. Aga juuli tervikuna näitas seda pööret. Kannapööret. Ukraina kaitseministeerium teatab, et riigi õhutõrje suutis alla tulistada üle 90% Venemaa poolt Ukraina territooriumile saadetud Shahedi, Italmassi, Gbera ja teiste ründedroonide hulgast. Kui arvestada ka rakettide hävitamist, suutis Ukraina kuu jooksul kõrvaldada umbes 5300 Venemaa poolt saadetud 6000 õhuohust. See ei ole küll täiuslik tõrjeprotsent ning on olemas ka ballistiliste rakettide probleem, mis vajab lahendamist. Aga kui rääkida Vene droonidest, siis Ukraina õhutõrje on praegu tõhusam kui kunagi varem pärast seda, kui Putin oma sissetungi alustas. Praegune eesmärk on toetuda sellele järjepidevusele, mida Ukraina praegu kogeb. Ukraina eesmärk, nagu ütles endine kaitseminister Mihhail Fedorov, on jõuda sinnamaani, et suudetakse tõrjuda 95% kõigist Venemaa õhurünnakutest. Ukraina oli sellele väga lähedal 30. juulil. See analüüsib toimunut järelhindamise kaudu, et näha, mida tehti hästi ja millele saab tugineda, et tõrjeprotsenti veelgi parandada. Kuid 93% on juba väga suur number. See on rekordiline protsent Vene heitkehadest, mis õhus hävitati või eksiteele juhiti, nii et need ei tabanud midagi. Ja Ukraina peaks selle üle uhkust tundma, isegi kui keskendub järgmiste sammude planeerimisele. Muidugi on ilmne küsimus, kuidas Ukrainal see õnnestus? Oleks lihtne väita, et kogu selle eest vastutasid tõrjedroonid. Ja need droonid on tõepoolest teinud Ukraina tõrjemäärades tohutu muutuse alates nende kasutuselevõtust. 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul suurendas Ukraina tõrjedroonide tootmist 2,6 korda. Avaldas Fjodorov mais ja need tõrjedroonid kahekordistasid sellel samal perioodil alla lastud Shahed-tüüpi droonide arvu. Ukraina tunnistab nende kulutõhusate tõrjedroonide tähtsust, mille ehitamiseks kulub sageli vaid paar tuhat dollarit või isegi vähem. Selle droonitootjad töötavad järgmise põlvkonna tõrjedroonide nagu Sting 2 kallal, et vastata uutele Vene ründedroonidele, mis kasutavad reaktiivmootoreid, et lennata mööda praeguse põlvkonna tõrjedroonidest. Nii et Ukraina tõrjedroonid on väga olulised, kui rääkida. 93% sihtmärkide hävitamisest ühe öö jooksul, kuid see pole kogu lugu, mitte kaugeltki. Ülejäänud lugu toimus kulisside taga ja see hõlmas kogu Ukraina õhutõrjesüsteemi ümberkujundamist, et muuta sellised päevad nagu 30. juuli võimalikuks. 2025 aastal, kui Venemaa hakkas saavutama rohkem edu kui kunagi varem tänu oma tohututele ründedroonide parvedel, Ukraina õhuvägede juhtkond hakkas kasutusele võtma uusi tehnikaid ja tehnoloogiaid, mida hiljem täiendati püüduritega.
Ukrainas loodi ja hajutati mobiilsed õhutõrjegrupid, mis võimaldasid kiiresti reageerida Venemaa õhurünnakutele. Ukraina vaatas ka olemasolevatest sõjaväeradaritest kaugemale ja hakkas tsiviilradarisüsteeme oma õhukaitsesse integreerima. Kõik, mis suutis tuvastada drooni või raketti, oli kasutusele võetav ning see samm aitas Ukrainal saavutada kogu riigis ulatuslikuma ja tugevama radarikatte. Süsteeme nagu Delta, mis koondasid suhtluse ja andmevahetuse Ukraina vägede vahel, laiendati samuti. Need muutusid eluliselt tähtsaks. Kiirem andmevahetus andis lisakiirust Ukraina loodud mobiilsetele õhutõrjemeeskondadele. Sellel perioodil lõi Ukraina süsteemi, mis võimaldas maapealseid arvutusi ja õhukatte määramist võimalikult reaalajas. Ukrainat on aidanud ka tema rahvusvahelised partnerid. Ukrainale on antud kaasaegseid õhutõrjesüsteeme ning varajase avastamise süsteeme, mis võimaldavad Ukrainal tuvastada lähenevaid ohte kohe, kui need ületavad piiri ja mõnikord isegi varem. Mõnel juhul suudab Ukraina Vene droone kinni püüda juba siis, kui need lendavad veel Putini territooriumi kohal, mis näitab nende varajase hoiatuse süsteemide olulisust. Kõik see oli eeltöö. Ukraina tõrjedroonide edu oleks ilma selleta olnud võimalik. Eriti olulised olid Ukraina mobiilsed tulegrupid Ukraina edu jaoks 30. juulil. Enamik neist gruppidest koosneb Ukraina territoriaalkaitseväe võitlejatest ning vabatahtlikest, kes on valmis teenima Ukraina tagalas, et kaitsta oma rahvat. Iga üks neist gruppidest on varustatud erinevate õhutõrjerelvadega, sealhulgas tõrjedroonide, kaasaskantavate raketitõrjesüsteemide ja õhutõrjekuulipildujatega. Nad kasutavad ka maastikusõidukeid, mis on eluliselt tähtsad, et nad saaksid kiiresti positsioonile liikuda, kui tuleb teade, et järjekordne Venemaa Shahedi-droonide parv on saabumas. Sky Newsi andmetel andsid need mobiilsed tulegrupid 2026. aasta juulis 60% Vene droonide allatulistamistest, näidates nende tõhusust ja surmavust. Ja nad peavadki olema surmavad. Iga sellise grupi liige läbi põhjaliku väljaõppeperioodi, mis kestab mitu nädalat ja hõlmab kõike alates öistes tingimustes tegutsemisest kuni kiireks väljalähetamiseks vajalike protokollideni. See väljaõpe on piisavalt hea, et muuta tsiviilisikud kaitsjateks. Ja see pole veel kõik. Lisaks mobiilsetele, tulemeeskondadele, tõrjedroonidele ja mainitud tuvastussüsteemile on Ukrainal varuks veel üks õhutõrjenipp. Hävituslennukid nii Nõukogude ajast kui ka läänest. Just esimesed neist said 30. juulil hästi hakkama. Ukraina Su-27 ja MiG-29 piloodid ei keskendunud ründedroonidele. Nende ülesandeks oli hävitada nii palju Venemaa tiibrakette kui võimalik. Ja nad tegidki seda. Üle 30 Venemaa tiibraketi langes Ukraina pilootide saagiks. Sarnaselt mobiilsetele tulemeeskondadele saavad ka need piloodid reaalajas infot maapealsetest radarijaamadest, mis võimaldab neil lennata rünnakutsooni juba enne, kui selles tsoonis probleem tekib. Ukraina hävitajad on nüüd varustatud elektroonilise sõjapidamise komplektide, õhk-õhk-tüüpi rakettide ja infrapunalõksudega. Koos moodustavad need ohtliku kaitsevõime, nagu tõestati Ukraina rekordilisel ööl. Lääne lennukid, nagu F-16D, mille Ukraina on oma partneritelt saanud, ei jää kõrvale. Tegelikult võivad need olla isegi olulisemad kui Nõukogude lennukid. 2026 aasta jaanuariks teatas Aviation Week, et Ukraina F-16D olid saavutanud oma 1000. õhuvõidu. Tõenäoliselt on sellest ajast lisandunud veel mitusada, kuigi me ei tea, kas nad suurendasid oma kogusummat. 30. juulil. Te märkate, et me oleme seni väga vähe maininud Venemaa ballistilisi rakette. Sellel on põhjus, milleni me varsti jõuame. Aga kõigepealt tasub märkida, et 30. juuli polnud ainus kord, kui Ukraina viimastel päevadel rekordeid purustas. 2. augustil püstitasid Ukraina piirivalvurid omaenda rekordi, kui nad pidasid Tšernihivi piirkonnas kinni Vene luuredrooni Zala Z-20. Vahemaa oli jahmatav. Ukraina pidas Vene drooni kinni jahmataval. 6858 meetri ehk 6,85 kilomeetri kõrgusel. Venemaa Zala Z-20L polnud mingit võimalust. Selle tegevusraadius on palju suurem kui püüduril, ulatudes 100 kilomeetrini. Aga see, et suudad tegevusraadiusest välja lennata, ei tähenda palju, kui droon, mis on loodud kõike nägema, ei suuda märgata püüdurit, mis talle järele jõuab. Vene droon plahvatas õhus. Täpselt nagu 93% mürskudest, mille Venemaa 30. juulil Ukrainasse tulistas. Kahjuks polnud kõik uudised Ukraina jaoks head. 93% tõrjemäär on muljetavaldav. Kuid Ukraina õhutõrjes on lünk, mis vajab hädasti täitmist. Aga kas see lünk täidetakse? Jää meiega ja saad teada. Aga enne kui sügavamale läheme, see on sõjasaade. Selliseid teemasid tuleb veel palju, nii et kindlasti telli kanal, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Ukraina rekordilise 30. juuli varjukülg on see, et Venemaal õnnestus oma rünnakuga siiski mõningast edu saavutada. Ukraina tõrjeüksused tegid suurepärast tööd, kaitstes nii palju tsiviilisikuid kui võimalik, kuid isegi 93% tõrjemäär tähendab siiski seda, et
7% Venemaa rakettidest murdsid läbi Ukraina õhutõrjemüüri ning need relvad, mis sellest läbi pääsesid, on Venemaa kõige võimsamad relvad. Vahetult pärast Venemaa rünnakut teatas Kyiv Independent, et vähemalt 8 inimest oli hukkunud ja veel 50 saanud vigastada. Enamik, kui mitte kõik, olid tsiviilisikud. Suurim tragöödia leidis aset Krõõvi rihis, kus vähemalt 5 ühe perekonnaliiget hukkusid, kui Venemaa rakett tabas nende kodu. See rakett oli ballistiline rakett. Ja just sellele relvale peab Ukraina hädasti leidma lahenduse, et tagada rohkemate tsiviilisikute turvalisus, kui seda võimaldab nende droonide ja tiibrakettide tõrje. Ballistilised raketid on Ukraina õhutõrjestrateegia suurimaks kitsaskohaks. Volodõmõr Zelenski ise avaldas selle 1. augustil pärast järjekordset rünnakut Kiievile, mis nõudis veel 9 inimese elu. Kahju põhjustasid raketid. Ukrainal õnnestus 1. augustil peatada vaid ühte 27 Venemaa poolt välja lastud raketist, mis ajendas Zelenskit taas kord üles kutsuma lääneriike andma rohkem raketitõrjerakette, eriti Ukraina Patriot õhutõrjesüsteemide jaoks. Ukrainal on praktiliselt otsas, ütles Zelenski. Kui nad ei saa rohkem rakette, et võidelda Venemaa kõige tõsisema ohuga, tuleb veel päevi, mil Kremlis asuv sõjakurjategija tapab Ukraina tsiviilisikuid. On ülioluline, et meie partnerid mõistaksid, et neid süsteeme ei ole vaja hoida ladudes hüpoteetilisteks olukordadeks. Aga siin ja praegu, ütles Zelenski, lisades. Iga ballistiliste rakettide tõrjepakett päästab meie inimeste elusid ja iga öö, mil meil neid pole, toob kaasa ohvreid. Siiski on Ukraina president selliseid palveid varemgi esitanud. Tema väljakutse seisneb selles, et Ukraina liitlastel peavad muretsema ka omaenda kaitse pärast. Kõigi oma õhutõrjerakettide loovutamine pole valikuvõimalus, ükskõik kui palju see Ukrainat ka ei aitaks. Patriot-rakettide ostmine Ukrainale on samuti raskem kui kunagi varem. Operatsioon Eepiline raev on selle põhjuseks. USA on arvatavasti kasutanud umbes 1430 Patriot-raketti, sõjaeelsest umbes 2330 raketiga laovarust, teatas BBC juuli lõpus. USA on loomulikult kõhkleb Ukrainale rohkem müümast ja kindlasti ei anna neid tasuta. See seob Ukraina liitlaste käed, kes oleksid saanud aidata vastata Zelenski palvetele Pearl-süsteemi kaudu tehtud ostudega. Nii et Ukrainal on ballistiliste rakettide probleem. Millised on võimalused? Tõrjerakettide tootmine, sealhulgas nende, mida juba kasutatakse, on kujunenud võimalikuks lahenduseks. Juuli keskpaigas teatas Prantsusmaa, et annab litsentse, et Ukraina saaks toota mitut tüüpi Prantsuse relvi, sealhulgas Kalp-rakette ja ASM Hammer juhitavaid pomme. Nimekirjas olid ka Asteri õhutõrjeraketid, mida kasutatakse SAMP-T-süsteemides, mis Ukrainal olemas on. Ukraina jaoks veelgi parem. USA president Donald Trump ütles nädal enne Prantsusmaa teadet, et Ukrainal lubatakse litsentsilepingu alusel toota Patriot-rakette. See on Ukrainale tohutult oluline ja riik oli juba enne Trumpi avalduse muutumist võib-ollast kindlaks hästi teel vajalike partnerluste loomise suunas, et tootmine võimalikult kiiresti käima saada. 23. juulil teatas Volodõmõr Zelenski isegi, et Raytheon, üks Patriot-rakettide tootjatest, oli nõustunud neid koos Ukrainaga tootma. Asjad arenesid kiiresti, aga igaüks, kes on Donald Trumpi jälginud, teab, et see, mida ta ütleb ja see, mida ta tegelikult teeb, on sageli 2 väga erinevat asja. Nii näib olevat ka Patriot-rakettide litsentsimise puhul. See mõte ei ole veel täiesti laualt maas, vähemalt mitte praegu. 31. juulil teatas CNBC, et Donald Trump võis oma seisukohta muuta, nimetades Patrioti tehnoloogiat kabineti koosolekul Camp Davidis millekski, mida on raske ära anda. Donald Trump kuulutas, et selliste litsentsilepingutega peab olema väga ettevaatlik, sest alati on võimalus, et need, kes litsentsi saavad, võivad ühel päeval sinu vastu pöörduda. Donald Trump lisas, et USA ja Ukraina ametnikud räägivad endiselt Patrioti litsentsidest. Kuid tekib küsimus, miks Trump üldse selle litsentsi teate tegi, kui ta polnud kindel, kas ta selle ellu viib. Kas ta üritas poliitilist kasu lõigata? Donaldi Trumpi suur Patrioti teade tuli NATO tippkohtumisel Ankaras ja on võimalik, et ta tahtis selle sündmuse pealkirjad endale haarata. Kas Donald Trump ei teinud oma kodutööd ära? Ameerika president ütles küll, et ta polnud Raytheoni ega Lockheed Martiniga selle tehingu kohta rääkinud, kuid mõlemad tundusid olevat nõus. Ainus asi, mida me kindlalt teame, on see, et sõnade näil on kindlus. Me anname teile litsentsi Patriotide valmistamiseks, nii ei saa te kurta, et me ei anna teile piisavalt. Näib olevat asendunud Trumpi administratsiooni ettevaatliku sõnastusega. Ukraina on pettunud. Kuid tegelikult ei lahenda need litsentsilepingud Ukraina vahetuid ballistiliste rakettide probleeme. Vähemalt kuluks kuid. Tõenäolisemalt aga aastaid, et nii Patrioti kui ka Asteri rakettide tootmisliinid üles seada. Ukraina püüab seda probleemi ka ise lahendada. Koos mõnede Euroopa liitlastega töötab Ukraina välja ballistiliste rakettide vastast süsteemi, mille koodnimi on Freya. Kuid jällegi on ajafaktor probleemiks.
UKR Inform teatab, et Ukraina ei oota selle uue süsteemi prototüübi valmimist enne 2027 aasta keskpaika, mis annab Venemaale umbes aasta jagu aega, et tekitada ballistiliste rakettidega kahju. Ainus lahendus, mis aitab Ukrainat siin ja praegu, on hankida rohkem ballistiliste rakettide tõrjerakette olemasolevatele õhutõrjesüsteemidele. See ongi Ukraina ainus tõeline probleem. Kogu see eeltöö, mis toetab Ukraina droonitõrjestrateegiat nii hästi, tuleb kasuks ka selle raketitõrjesüsteemidele. Kõik taandub varudele. Ukrainal ei ole piisavalt tõrjerakette, et takistada Venemaa rünnakuid. Chatham House pakub välja teisi lahendusi. Sky Shieldi projekti laiendamine aitaks. See tooks lahingusse 120 Euroopa lahingulennukit, mille ainus ülesanne oleks tulistada rakette alla Lääne-Ukraina kohal. See kataks umbes 30% Ukraina territooriumist, kuid sellega kaasneb keerukus, et Putin väidaks selle juhtumisel olukorra eskaleerumist. Veel üheks võimaluseks oleks anda rohkem ründerelvi, näiteks Saksamaa Tauruse raketid. Selle idee eesmärk on heidutada Venemaad, lüües sama tugevalt vastu iga kord, kui nad raketirünnakuid korraldavad. Kuid taas on probleemiks nii relvavarud kui ka poliitiline tahe. Ükskõik millise lahenduseni jõutakse, see peab tulema kiiresti. Ukraina tulevik võib sellest sõltuda. Siiski võib vaatamata kõigele 30. juulit pidada Ukraina jaoks suureks õnnestumiseks. Venemaa ballistiliste rakettide strateegia kehtib endiselt, kuid nende kaugmaa ründedroonide strateegia on lagunemas. Ukraina õhutõrje on nende jaoks lihtsalt liiga hea. Ja tänu nendele tõrjedroonide uuendustele, millest me rääkisime, ei aita isegi see, kui Venemaa kasutab oma Shahedi-droonides kallimat reaktiivtehnoloogiat. Numbrid räägivad enda eest. Mitte ainult 93% rakettidest, mis peeti kinni 30. juulil, vaid ka üle 445 000 Vene õhusihtmärgi on alates sissetungi algusest hävitatud. Venemaa hakkab samuti survet tundma. Nad peavad ehitama rohkem Shahedi-droone ja seda kiiremini kui kunagi varem, lihtsalt selleks, et Ukrainaga sammu pidada. Selle surve mõju nägime aprillis, kui ilmusid kaadrid Shahedi-droonidest, mis nägid välja, nagu nad laguneksid sõna otseses mõttes koost, enne kui tõrjedroonid need alla tulistasid. Paneelid on rebenenud, tiivaotsad on kõverad ja kortsus. Ühel juhul puudub droonil täielikult ninakate. Ukraina suutlikkus droone alla tulistada avaldab survet Venemaa tootmisele. See ongi kogu mõte. Sundida Venemaad oma ründedroone kiiresti ja väheste tulemustega kulutama ning Putin annab käsu neid veelgi kiiremini juurde toota. Varsti ei pruugi Ukrainal olla enam üldse vaja neid tõrjuda. Shahidid hakkavad ise taevast alla kukkuma. Kõik, mida Ukraina nüüd vajab, on vastumeede Venemaa ballistilistele rakettidele ja siis kaob ka see üks asi, mis Venemaal veel töötab. Venemaa ei osanud seda ette näha. Kui Putini väed valmistusid järjekordseks rünnakuks Sumõ oblastis, ilmus midagi taevasse. Nähtamatu ja ohtlik, see, mille Ukraina saatis, oli segu Nõukogude terasest ning Ameerika Ühendriikide ja Prantsuse tehnoloogiast. Miski ei saanud valmistada sissetungijaid ette selleks, mis tulemas oli. Surmav löök hävitas Vene rünnaku enne, kui see üldse alata sai, ja selles peitus peen iroonia. Löök viidi läbi Nõukogude ajastu platvormiga, mida Venemaa kunagi pidas vananenuks. Ukraina näitas just, et vananenuks pidamine sõltub vaatajast. Ja kui see vaataja on Ukraina, muutub vana taas uueks. Ning see, mida kunagi peeti kasutuks, saab taevasse surmavaks teemoniks. Me suundume Razivka külla, või täpsemalt öeldes mõne kilomeetri kaugusele sellest Sumõ piirkonna külast, kus Vene komandorid haudusid plaani. Küla vastu plaaniti rünnakut, piisavalt võimsat, et asula vallutada, võib-olla kavatsusega seda kasutada Putini eesmärkide edendamiseks Sumõs. See Ukraina oblast on Venemaa jaoks väga tähtis. Sumõ asub Ukraina ja Venemaa piiril ning Putin on seda juba ammu ihaldanud kui kohta, kus ta saaks luua puhvertsooni. Venemaa on viimasel ajal selle tsooni nimel pingutanud, nagu näitab 2026 aasta aprilli UKR-i Informi raport, mille kohaselt on riigiväed püüdnud piirikülasid hõivata. Venemaa ideaalses maailmas. Tohutu Vene vägede rivi ulatuks ühest oblasti piirist teiseni, tagades, et Ukraina ei suudaks enam kunagi korraldada midagi sellist, nagu alandav vastusissetung Kurskisse, mis toimus 2024 aasta augustis. Ja kui see puhvertsoon on loodud, saaks Venemaa suunata sõdurid, keda ta praegu ohverdab Sumõ lihaveskis ida poole, kus Venemaa püüab vallutada Donetskit ja lõpuks kogu Donbassi piirkonda. Aga ka venelaste parimad plaanid lähevad tihti viltu. Ja kui Vene väed valmistusid Razivka rünnakuks, oli Ukrainal kõik silma all. Ukraina jälgis, kuidas Venemaa liikus. Ründeväed, keda toetasid löögidroonid ja luuredroonid, olid otse piiri taga Tšokinos, mis asub Kurski oblastis. Ukraina nägi seda kõike reaalajas, võib-olla satelliidipiltide abil, mis jõuavad nüüd Ukraina vägedeni peaaegu sama kiiresti, kui need luuakse, lühendades riigi ründeahelat 90% võrra. Kui Vene väed hakkasid liikuma, pani Ukraina oma vasturünnaku paika.
Telegrami kanal Sunflower, mis teatas eesootavast löögist, selgitab, kuidas see toimus. Vaenlane üritas droonide toel liikuda Tšokino poolt Raživka suunas. TRO võitlejad avastasid õigel ajal ja juhatasid lennuki rünnakugruppide kogunemiskohta ja droonide stardiseadmete juurde, teatab kanal. Ukraina ootas, kuni Vene okupandid kogunevad ja alustavad oma manöövrit. Seejärel andis Ukraina löögi. Kuid seekord ei sooritanud Ukraina rünnakut keskmise tegevusraadiusega droonidega, mis on mujal Ukrainas Vene logistikat ja väekoondisi hävitanud. Seekord tegi kahju lennuk, mida on kaua peetud vananenuks. MiG-29 tõusis taevasse. See iseenesest poleks võib-olla probleem olnud, kuid sellel konkreetse nõukogudeaegsel lennukil polnud mingit kavatsust sissetungijate laskeulatusse minna. See jäi ohutusse kaugusesse ning sealt vallandas see USA ja Prantsusmaa hävitava kombineeritud tulejõu, et Vene sõdurid hävitada. Ukraina. MiG-29 tulistas Ameerika Ühendriikides valmistatud GBU-39 väikese läbimõõduga pomme ja Prantsusmaal valmistatud ASM Hammer-pomme. Venemaa üritas neid õhupomme kinni püüda. Militani teatab, et sissetungijad lasid vaid ühe lääne relva pihta välja 4 õhutõrjeraketti. Kõik need raketid läksid mööda. Venemaa soovib, et nad poleks seda teinud ja vasturünnakukaadrid näitavad meile, miks. Sunfloweri jagatud 32 sekundi pikkune video näitab kohutavat jõudu, mille Ukraina läänarelvad venelastele vallandasid, kui nad üritasid edasi liikuda. Näen mitmeid võimsaid plahvatusi, mis saadavad suitsusambad taevasse, kui venelased, kes arvasid end olevat turvalises kohas, rivist välja löödi. Nad ei osanud midagi sellist oodata, enne kui Ukraina pommid olid peaaegu nende kohal. Mis puudutab kavandatud rünnakut Raživkale, siis seda lihtsalt ei toimunud. See polnudki võimalik. Vene väed olid liiga hõivatud Ukraina geniaalse löögi tagajärgedega rinde taga tegelemisega. Küüla on ellu jäänud ja saab veel ühe päeva võidelda. Ja puhvertsoon, mida Putin nii väga sumõõs tahab, peab ootama, kui see üldse kunagi luuaks. United 24 meedia andmetel oli Ukraina Nõukogude terase ja lääne tulejõu kombinatsiooni sihtmärgiks 1427 motoriseeritud laskurpolk, mis tegutseb teadaolevalt põhjapiiril Sumõ ümbruses. Sellel polgul on mitmekesine ajalugu. Juba 2025 aasta märtsis oli see seotud Vene triumfiga, kui polgu sõduritel õnnestus siseneda Veselivka asulasse ja heisata seal Vene lipp. See oleks olnud Putini jaoks väga meeltmööda. Lipu tõstmine on Venemaa juhi jaoks sama hea kui päris võit, sest neid pilte ja videoid saab kasutada Vene propaganda toetamiseks. Seekord tundub, et okupatsioon oli päriselt olemas. Aga sama tõeline on ka see ebakompetentsus, mida see polk on sellest ajast alates üles näidanud. Võib-olla seetõttu, et nad kaotasid liiga palju kogenud operaatoreid, sattus 1427 polk alandavasse olukorda vaid mõned päevad enne katset Raživkat vallutada. Olles saanud käsu suurendada rünnakuid Ukraina tsiviilinfrastruktuuri vastu, haarasid 1427 polgu sõdurid Molnia 2 ründedrooni ja võtsid sihikule ja tabasid Gluškovo külas tsiviilsõidukit Kõrskis. Venemaa 1427 rügement suutis endale ise näkku lüüa enne rünnakukatset Raživka vastu. Ukraina löök on selle üksuse jaoks teine alandus vähem kui nädala jooksul. Sool haavale. Ukraina MiG-29 valas just hulgaliselt soola, et kõik Vene nälkjad kõrvaldada. Rügement kaotas olulise kogunemiskoha, mis ei saanud Venemaa jaoks juhtuda halvemal ajal. Rindetšuun Raživka juures on märtsist saadik praktiliselt muutumatu olnud, teatab meediaväljaanne United 24. Venemaa kavatses lõpuks mingit edu saavutada, kuid hetkega pöörati kõik need katsed tagasi, kuna lääne tulejõud tõestas taas, et suudab Venemaad tagalas hävitada. Räägime korraks sellest tulejõust. See, mida Ukraina Venemaa vastu kasutas, oli GBU-39 ja ASM Hammeri kombinatsioon. Mõlemal on Ukrainas pikk kasutusajalugu ja seda mõjuval põhjusel. Need on laastavad relvad. GBU-39 on juhitav laskemoon, mis võimaldab sisuliselt 113 kiloste pommide toimetamist sihtmärkidele kuni 74 kilomeetri kaugusel. Need on mõnevõrra sarnased Venemaa liukpommidega, kuid palju arenenumad. USA õhujõudude sõnul kasutab üks GBU-39 süsteem nutikat kandurit, mis suudab kanda kuni 4 pommi ning mida saab lasta nii sisemistest pommiruumidest kui ka välistelt ripppunktidelt. Pommid kasutavad sihtmärkideni navigeerimiseks GPS-signaale ning neid saab välja lasta igasugustes ilmastikutingimustes, nii päeval kui öösel. Sihtmärgi koordinaadid laaditakse GBU-39-sse enne väljalaskmist, kas maapinnal või õhus. Viimane võimalus võimaldab pilootidel ja nende meeskondadel reageerida uutele sihtmärkidele, mis ilmuvad lennuajal. Ühe ühiku hind on $40 000, mis teeb need pommid odavaks ja võimsaks. Ja huvitaval kombel suutis Ukraina neid välja lasta MiG-29 lennukitelt. ASM Hammer on sarnane relv. Samuti kaugmaa laskemoon Hammerit saab kasutada igasugustes ilmastikutingimustes. See on samuti modulaarne, mis vihjab sellele, mis ASM Hammer tegelikult on. See relv ei ole pomm. Tegemist on komplektiga, mida saab seadistada ja kinnitada mitut tüüpi juhitamatute pommide külge, muutes need täppisjuhitavateks laskemoonadeks. Prantsusmaa on loonud selle pommikomplekti versioonid, mida saab kinnitada 125, 250, 500 ja 1000 kilogrammi kaaluvate pommide külge. Ukrainal on tõenäoliselt komplektid 250 kilogramistele pommidele ja võib-olla ka 1000 kilogramistele pommidele, kuna need on kõige populaarsemad.
Ka varude osas on selge seos. Prantsusmaa lubas tarnida Ukrainale iga kuu 50–60 sellist pommikomplekti. Ning hiljuti andis ta Ukrainale loa neid komplekte ise toota. ASM Hammerbommide lennuulatus on veidi üle 70 kilomeetri, peamiselt tänu tiibadele ja komplektidesse ehitatud tahkekütuse raketimootorile. Need kasutavad GPS-i ja inertsiaalset navigeerimissüsteemi, mis annab neile umbes 10-meetrise tõenäolise ringhälve, teatab Army Recognition. Need pommid tabavad tugevalt, tabavad kiiresti ning neid kasutavad mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, India, Egiptus, Horvaatia, Katar, Maroko ja loomulikult Ukraina. Lisaks, nagu GBU-39, on ka ASM Hammerid mõeldud kasutamiseks lääneriikide lennukites, sealhulgas F-16, Rafali ning Mirage 2000D ja F-1 hävitajates. Aga taas, Ukraina lasi need välja MiG-29 pealt. Vastus peitub selles, milleks Ukraina on MiG-29 muutnud alates Putini sissetungi algusest. See Nõukogude ajastu hävitaja peeti Venemaa poolt vananenuks. Tegelikult ei ole see nii. Ukraina tõestab seda. Aga enne kui me rohkem selgitame, tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. See on just selline ülevaade, mida soovite näha. Veenduge, et olete kanalile tellitud ja teavitused on sisse lülitatud. Viime teid tagasi Venemaa sissetungi algusesse. Umbes kuu pärast sissetungi, 27. märtsil 2022, esitas Global Defense Corps küsimuse, mis tol ajal paljudel mõttes oli. Miks Venemaa polnud kasutanud oma MiG-29 lennukeid sissetungi algjõudude koosseisus? See polnud kindlasti juhus, kus Venemaa oleks püüdnud oma arenenumaid õhuväevahendeid hilisemaks hoida. Venemaa kasutas sissetungi algfaasis Su-34 ja Su-35 lennukeid koos vanemate lennukitega, nagu Su-24 ja Su-25, kuid MiG-29 oli täielikult puudunud. Tol ajal oli sellel käigul teatud loogika. Ukrainal oli alles suhteliselt suur MiG-29 lennukipark, 56 hävitajat, mis olid jäänud ajast, mil Ukraina oli osa Nõukogude Liidust. Venemaa arvas, et samasuguste lennukite saatmine lahingusse ei ole hea mõte. Ja paalegi teised hävitajad, mida Venemaa saatis, pidid olema väidetavalt paremad. MiG-29 peeti vananenuks, isegi Venemaa standardite järgi, mis on päris pöörane, arvestades, kui palju Nõukogude-aegset tehnikat riik on hiljem Ukraina vastu kasutanud. See lugupidamatus oma vanema hävitaja vastu ilmnes ka 2009. aasta veebruaris läbi viidud uurimises, mis avastas, et umbes 200 Venemaa 291 MiG-29-st polnud lennukõlblikud, kuna olid lagunenud. Need eksisteerisid lihtsalt selleks, et Venemaa õhujõudude numbreid suuremana näidata, kuigi neil polnud mingit lahinguvõimekust. See ütleb meile kõik, mida peame teadma selle kohta, mida Venemaa omaenda hävituslennukist arvab. MiG-29 ei ole Ukraina jaoks piisavalt hea. Katkine, vananenud, ei sobi selleks otstarbeks. Ja kindlasti ei ole see võrreldav Venemaa mujal asuva õhuvõimsusega. Kuid nagu selles sõjas nii sageli on juhtunud, on Ukraina tõestanud, et Venemaal ei olnud õigus ning näidanud, et riik, mis on võimeline tõeliseks innovatsiooniks ja saab tuge oma liitlastelt, võib muuta selle, mida Venemaa peab vananenud õhuplatvormiks, oluliseks trumbiks. Ukraina mõistis oma MiG-29 tähtsust kohe sissetungi algusest peale. Võib väita, et enne lääne lennukite saabumist riiki, mis juhtus alles paar aastat pärast seda, kui Putin oma sissetungi alustas, polnud tal tegelikult valikut. Kuid see väide ei pea paika, kui võrrelda seda Military Watch ajakirja raportiga 2025 aasta septembrist, mis paljastas, et Ukraina on hankinud MiG-29 hävituslennukeid Aserbaidžaanilt, kuna Kaukaasia riik oli need teenistusest maha võtnud. Ukraina on sõja ajal saanud MiG-29 hävitajaid, ka Poolalt ja Slovakkialt, mis näitab meile midagi olulist. Ukraina näeb nendes hävitajates väärtust, mida Venemaa ei näe. Osa sellest tuleneb MiG-29 väärtusest õhutõrjevahendina. Nagu Militani märgib, on Ukraina kasutanud MiG-29 hävitajaid õhutõrjeoperatsioonides üle kogu riigi, tõenäoliselt seetõttu, et need lennukid suudavad endiselt alla tulistada droone ja muid laskekehi. Kuigi MiG-29 on vananenud, on see siiski piisavalt kiire, et teha tiire isegi parimate Shahidi-tüüpi droonide ümber. Ning õhk-õhk-tüüpi raketid, mida sellele hävitajale saab paigaldada, suudavad need droonid hetkega leekides hävitada. Kuid Ukraina ei kasutanud oma MiG-29 hävitajaid suumust üle piiri just sellisel viisil. 1427 motoriseeritud laskurpolgu rünnakukatse nurjamisel nägime, kuidas MiG-29 kasutati kaugelt ründava platvormina, mis on võimeline tulistama läänerelvi. See on midagi, mida Venemaa ei osanud ette näha. Samuti on see midagi, mida Venemaa ise vastu teha ei suuda. USA ja Prantsusmaa ei hakka GBU-39-sid ega ASM Hammereid Venemaale tarnima. Need relvad on mõeldud Ukrainale ning see on veel üks näide Ukraina leidlikkuse ja koostöö tulemuslikkusest. Ukraina ja tema läänepartnerid on kõvasti tööd teinud, et muuta MiG-29 ja teised nõukogudeaegsed lennukikered reaktiivlennukiteks, mida Ukraina saab kasutada Venemaale kahju tekitamiseks. See, et MiG-29 suudab lääneriikide relvi kasutada, ei ole midagi uut. Juba 2024 aasta mais teatas Army Recognition, et Ukraina oli modifitseerinud MiG-29 hävitajaid, et need saaksid kasutada lääne laskemoona. Army Recognitioni andmetel olid need koos Ukraina Su-24 ja Su-27 varudega kohandatud nii, et nad saaksid kasutada teatud laskemoona, mida on andnud USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Nimeeliselt mainiti ASM Hammeri pomme, samuti USA päritolu JDAM ja Briti Bayway 4 nutipomme.
Ka muud relvad on selles operatsioonis selgelt lisandunud, mis oleks nõudnud iga Nõukogude lennuki elektroonika ümberjuhtmestamist, et muuta hävitajad ühilduvaks nende uute lääne relvadega. Ukraina jätkab MiG-29 moderniseerimist, mida Venemaa pidas vananenuks. 2026 aasta jaanuaris avaldas Defense Express, et Ukraina MiG-29 on samuti kohandatud nii, et need saavad kasutada Ameerika ERAM-rakette, mis tähendab, et Ukraina saab oma niinimetatud vananenud lennukit kasutada vähemalt aastani 2030. Tõsi, rünnakud peavad toimuma kaugelt, kuid see sobib Ukrainale suurepäraselt. See tõestas lihtsalt, kui tõhus võib olla MiG-29 ja lääne relvade ühendamine Venemaa vastu. Millega peab Venemaa nüüd tegelema, kuna alahindas oma enda hävituslennukit? Lihtsalt MiG-29, mis suudavad kasutada GBU-39 pomme, ASM Hammer-pomme ja palju muud, mis võimaldavad Ukrainal tabada tugevalt kindlustatud sihtmärke 10 kilomeetrite kauguselt. Pool ju suur asi, eks? Noh, võib-olla on see siiski suur asi Diokino rünnakugrupi jaoks, mis just hävituslennuki poolt tükkideks pommitati. Selle sama lennuki, mida nende enda sõjaväeülemad pidasid vananenuks. Ukraina on muutnud ühe Nõukogude ajastu relikti tõeliseks ja lahingutes tõestatud moodsaks relvaks. Ja kuna Ukraina MiG-29 on spetsiaalselt ümber ehitatud kaugelt ründamiseks, ei saa Venemaa nende vastu midagi teha. Välja arvatud juhul, kui Ukraina piloodid teevad vea ja jäävad Venemaa õhutõrjeulatusse. Seda enam ei juhtu, vähemalt mitte praegu. Ukraina on pööranud Venemaa enda liugpommi strateegia tema vastu, kasutades selleks vananenud platvormi, mis on nüüd saanud uue elu. Aga Venemaa loodab siiski millelegi, isegi pärast seda viimast rünnakut. Kindlasti peab Ukraina mingil hetkel lääne relvadest otsa saama, mida tema MiG-29 just kasutas, eks. See võib tõesti nii olla, kui jutt käib GBU-39 pommidest. USA pole alates 31. märtsist Ukrainale uut sõjalist abi andnud ning tundub ebatõenäoline, et see lähenemine muutub. See ei tähenda, et GBU-39 pomme enam Ukrainasse ei saadeta, kuid need tuleb Ukrainal või tema partneritel osta pöörinitsiatiivi kaudu, mitte need lihtsalt annetatakse. ASM Hammeri olukord on erinev, nagu me varem mainisime. Iga kuu jõuab Ukrainasse 50-60 Hammerit ning nüüd on Ukrainal litsents Hammerite tootmiseks ise. Varsti hakkavad need ohtlikud pommid tulema Ukraina tootmisliinidelt või võib-olla partnerite riikide tehastest, et hoida tootmist Venemaa rakettide eest kaitstuna. Isegi kui see kõik nii ei oleks ja Ukrainal oleks tõesti piiratud varu neid lääne relvi, ei oleks Venemaa siiski kaitstud kaugelt sooritatud rünnakute eest, mida viivad läbi taaselustatud MiG-29. Miks? Üks sõna. Vorivnjuvatš võib olla natuke keeruline hääldada, aga just see üks sõna purustas iga lootuse, mis Venemaal oli, et Ukraina võib kuidagi otsa saada juhitavatest pommidest, mida ta kasutas Venemaa Rõživka vallutajate hävitamiseks, koos paljude teiste sihtmärkidega. See sõna tähendab umbkaudu võrdsustajat või tasandajat, mis viitab sellele, kuidas Ukraina seda näeb. Vorivnjuvatš on relv ja mitte lihtsalt mingi relv. See on Ukraina vastus Venemaa juhitavatele pommidele ja relv, mida Ukraina suudab toota ka siis, kui lääne juhitavate pommide varud peaksid kuidagi otsa saama. Maksab 3 korda vähem kui USA's toodetud JDAM-ER. Võrdsustajad saab kinnitada 250 kilose laengule ning ettevalmistus võtab aega 30 minutit või vähem. Kuigi see relv on loodud täiesti algusest peale, vastab samale vajadusele rünnata Vene sihtmärke rindejoone taga, kasutades selliseid lennukeid nagu MiG-21. See on sisuliselt Ukraina versioon liugpommist, kuid täiustatud kaasaegsete juhtimisalgoritmidega, mis parandavad täpsust ja tõenäoliselt pakuvad ka teatavat vastupanu elektroonilisele sõjapidamisele. Ja kui see kõlab tuttavalt, GBU-39 ja ASM Hammeri kohta, kuid Equalizerit saab kasutada nii päeval kui öösel igasugustes ilmastikutingimustes. Ja Ukraina ongi just seda teinud. 24. juunil teatas United24 meedia, et Equalizer oli sooritanud oma esimese löögi Vene rindejoone positsiooni pihta. Ukraina alustas tagasihoidlikult, kuid kasutas oma uut juhitavat pommi kaeviku ründamiseks. Tõenäoliselt on seda relva juba kasutatud ka teiste sihtmärkide vastu, kuna me teame kindlalt, et seda saab kasutada Su-24 hävituslennukitelt ning tõenäoliselt sobib see ka Ukraina teistele nõukogudeaegsetele ja lääne hävitajatele. Nii et ei, Venemaa Ukraina juhitavate pommide eest ei tule mingit leevendust. Olenemata sellest, kas tegemist on läänerelvade või Ukraina enda disainitud pommidega, neid tuleb aina juurde. Ja nagu nägime ebaõnnestunud Rõživka rünnakus, saavad MiG-29 lennukitest, mida Venemaa ise pidas vananenuks, peamised relvade kandjad. On sündinud koletis, mis ühendab endas Nõukogude ja lääne jõu ning metalli. Venemaal pole sellele vastust ja ta ei suuda midagi teha, kui see oht lähitulevikus veelgi areneb. Mõnikord tundub, et Ukraina sõda ei lõpegi kunagi. Ainus, mida Putin on suutnud luua, on surmasoomülgas. Vahel tundub, et Ukrainal ega Venemaal ei paista selle tunneli lõpus mingit valgust. Aga Ukraina president Volodõmõr Zelenski arvab teisiti. Ta ütleb, et lõpp on silmapiiril ja see võib tulla kiiremini, kui arvata oskate. 2026. aasta talv on eesmärk. Kas see kõlab ambitsioonikalt? See peabki nii kõlama. Aga Zelenski ei ole seda eesmärki lihtsalt niisama ilma põhjuseta seadnud. Ukraina raskes olukorras oleval mehel on plaan, mille lõppeesmärk on Putini jaoks kõige alandavam võimalik kaotus.
sundides Venemaa juhti läbirääkimistele, et lõpetada sõda, tehes ta meeleheitlikuks. 3. augustil pidas Zelenski kõne Ukraina erinevate välisdiplomaatiliste esinduste juhtide kohtumisel osalejatele. Ukraina president oleks võinud seda sündmust kasutada üldsõnaliste fraaside esitamiseks, et kiita neid inimesi nende raske töö eest. Ja kuigi see kiitus tuli, nägi Zelenski võimalust tugineda sellele, mida Ukraina on 2026. aastal seni saavutanud. Tema ees kogunenute abiga, ütles Zelenski, võiks Ukraina sõja Venemaaga selle aasta lõpuks lõpetada, võib-olla isegi varem. Me püüame väga kõvasti, et see juhtuks enne talve, sügisel. Zelenski kuulutas rahvale, kuigi ta tasakaalustas seda avaldust hoiatusega, et me mõistame, kellega meil on tegemist ja et Putin loodab seda sõda jätkuvalt venitada. Ukrainal tuleb nüüd kustutada Putini lootus, muuta Venemaa juhile sõja õigustamine võimatuks, olgu see siis oma rahva või kogu maailma ees, sest see maksab Venemaale nii palju. Ukraina peab jätma Putinile ainult ühe valiku. Kuulutada välja rahu ja tunnistada oma läbikukkumist või muidu saadab Ukraina kogu Venemaa kuristikku, kust väljaronimine võtab aastakümneid. 2026. aasta talveks seatud eesmärk võib tunduda ambitsioonikas, peaaegu ebarealistlik. See annab Ukrainale umbes 5 kuud, et lõpetada sõda, mis on kestnud juba 4,5 aastat. Aga Zelenskil on plaan, 3 osast koosnev strateegia, millest igal on oma eesmärk. Need eesmärgid ühinevad üheks, et tekitada valu, mida Putin peab tundma, et lõpuks rahu välja kuulutada, ütles Zelenski Ukraina saadikutele. Zelenski on loonud võrrandi. Diplomaatia pluss sanktsioonid pluss pika ja keskmaa rünnakud võrdub Ukraina sõja lõpuga. Iga neist harudest on sama oluline kui teised. Ja me alustame sellest, mis võib olla selle kolmikust kõige ootamatum. Diplomaatia. Zelenski ei poolda seda, et Ukraina diplomaadid avaksid Venemaaga uusi suhtluskanaleid. Ukraina on seda proovinud, see ei töötanud, isegi siis, kui USA oli vahendajaks. Selle asemel on Ukraina diplomaatide roll Zelenski plaanis anda võimalikult palju toetust sellele, mida Zelenski nimetab väliseks suunaks suhetes Ukraina valitsuse partneritega. Zelenski soovib näha rohkem lepingute sõlmimist ja rohkem relvade saabumist Ukrainasse ja ulatuslikku lääne diplomaatiat, mis aitab Ukrainal Vene ohu vastu tugevamaks saada. Isegi rohkem, kui oleme juba aastal 2026 näinud. Talveabipaketi kindlustamine on selle osa Zelenski plaanist prioriteet number 1. See ei ole lihtsalt loosung, kuulutab Zelenski. See on reaalsus. Ukraina peaministril peab olema selge nimekiri sellest, mida Ukraina selleks talveks vajab ja kes täpselt välispoliitika suunal peab tooma iga konkreetse tulemuse, tarnima vajaliku või tegema Ukraina jaoks olulise ja kahtlemata kiireloomulise otsuse. See tähendab selget nimekirja rahalistest vajadustest, selget nimekirja varustusest, konkreetseid ressursse, meie kogukondade konkreetseid vajadusi ja poliitilisi kokkuleppeid, mis on vajalikud kõige selle tagamiseks, ütles Zelenski osalejatele. Teisisõnu, diplomaatia algab tipust. Ukraina peab teadma, mida ta tahab, enne kui saab kindlustada sellised kokkulepped, mis tema arvates avaldavad Putinile vajalikku survet. Veel rohkem Patriot-rakettide hankimine Ukraina õhutõrje jaoks koos teiste õhutõrjevahenditega on ilmselge prioriteet. See takistab Venemaal kasutada oma ballistiliste rakettide ülekaalu, millega ta on viimastel päevadel mitu korda Kiievit rünnanud. Neist ühes rünnakus hukkus Reutersi andmetel 10 inimest. Kuid lisaks sellele peavad Ukraina diplomaadid tuvastama väljakutsed, mis Ukrainal on nii piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil ning välja selgitama, kes on parimas positsioonis abistama. Seejärel peavad need diplomaadid tegema seda, mida nad kõige paremini oskavad, sõlmima kokkuleppeid. Zelenski nimetas mitmeid riike, sealhulgas Slovakkiat, Rumeeniat, Ungarit, Moldovat ja Poolat kui naabreid, kellega Ukraina peab olemasolevaid suhteid edasi arendama. Ja veel üks asi, diplomaadid peavad aitama Ukrainal droone hankida. Seda saavad nad teha rohkemate droonitehingute nimel töötades. Droonitehingute formaadi kaudu saab Ukraina pikaajalist iga-aastast rahastust nii riigile kui ka Ukraina kaitsetööstuse tootjatele, pakkudes kaitsetööstusele stabiilset rahalist alust. Meie partnerid saavad omakorda kaasaegsed kaitsevõimekused, teatas Zelenski. See on valdkond, kus Ukraina diplomaadid on juba silma paistnud. Tänu nende senistele pingutustele on Ukraina suutnud sõlmida 9 droonilepingut oma liitlastega ning veel 15 on erinevates valmimisjärgus, nagu teatas United24 meedia 3. augustil. Igaüks neist lepingutest aitab Ukrainat sellistes küsimustes nagu rahastamine, tootmine ja uute droonide arendamine, mida saab kasutada Venemaa vastu. Diplomaatia on ka põhjus, miks Ukraina suutis saada Euroopa Liidult $103 miljardi suuruse laenu. Umbes $4 miljardit sellest eraldati juuli lõpus droonide ja Gripen hävitajate ostmiseks. Saatkonna töö kvaliteeti tuleb mõõta selle järgi, kui palju relvi Ukraina saab, kui palju rahastust Ukrainat toetab ja poliitilised otsused ning konkreetsed sammud, mis avaldavad vaenlasele survet. See on selge keskne raamistik, ütles Zelenski. Nii et Ukraina presidendi diplomaatia on võtmetähtsusega. Mida parem Ukraina selles on, seda rohkem relvi Ukraina saab
ja seda rohkem tehinguid Ukraina sõlmib. Mõlemad annavad Putinile hoobi ja mitte ainult selles mõttes, et Ukraina suurendab oma võimet Venemaad kahjustada. Asi pole ainult selles. Zelenski plaani esimese haru lõppeesmärk lõpetada sõda. 2026 aasta talveks on näidata Putinile, et tema katsed Ukrainat ja selle liitlasi lõhestada on läbi kukkunud. Putin on püüdnud Ukraina lääne liitlasi hirmutamisega lõhestada. Me näeme seda kõige selgemalt hübriidsõjas, millest on saanud Venemaa tavapärane tegevus kogu Euroopas. Sõjalised ähvardused, küberrünnakud, sissetungid NATO õhuruumi ja palju muud on Putini poolt kasutatud hirmutamiseks. Ta usub, et hirm on see, mis peatab toetuse voolu Ukrainasse. Diplomaatia ja Ukraina sõlmitud kokkulepete kaudu näitab Ukraina Putinile, et tema pingutused on läbi kukkunud. Tegelikult saavutavad need hoopis vastupidise tulemuse, ühendades Ukraina liitlased Venemaa vastu. See läbikukkumine avaldab Putinile survet. Ja just sellepärast on diplomaatia Zelenski plaani esimene osa. On veel 12 osa ning kohe uurime, mis need on ja miks need olulised on. Aga enne seda tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate meie videost uusi teadmisi, siis meil on varuks veel palju muudki. Vajutage tellimisnuppu ja lubage teavitused, et ei jääks ilma meie Ukraina sõja analüüsidest. Järgmisena teine osa, sanktsioonid. See osa on väga tihedalt seotud Zelenski plaani diplomaatilise poolega. Ta rõhutas seda oma kõnes väga selgelt öeldes. Oluline on, et kõik jääksid täielikult keskendunuks ja saavutaksid rohkem tulemusi sanktsioonide osas Venemaa vastu. Kõik näevad eriti hästi Venemaa poolt lähtuvat ballistiliste rakettide ohtu, mida oleme täna juba korduvalt maininud. Oht kasvab. Samal ajal ei kehti Venemaa ettevõtetele, mis toodavad ballistilisi rakette, endiselt ranged ülemaailmsed sanktsioonid. Ukraina diplomaadid peavad koos liitlastega töötama selle nimel, et kehtestataks sanktsioonid Venemaa ettevõtetele, kes on seotud ballistiliste rakettide tootmisega. Volodõmõr Zelenski sõnul on neid võtmeettevõtteid 17. Isegi need, kellele on sanktsioonid kehtestatud, suudavad ära kasutada lünki ja puudujääke, et hoida Venemaa sõjamasinad töös. Nende lünkade sulgemine on hädavajalik. Samuti uute sanktsioonide kehtestamine. Selleks peab Ukraina tagama tihedama koostöö oma partneritega, suheldes nendega isegi iga päev. See plaani osa võib Ukraina poolt tunduda veidi ahne. Lõppude lõpuks on Venemaa juba tuhandete sanktsioonide all, millest enamik on kehtestatud Ukraina liitlaste poolt. Castellumi andmetel on Ukraina ja tema liitlased kokku kehtestanud Venemaa vastu 26 655 sanktsiooni, millest 23 960 on kehtestatud alates täiemahulise sissetungi algusest. Suurima osa moodustavad USA kehtestatud sanktsioonid, mida on kokku 6441. Siiski panustavad oluliselt ka Kanada, Prantsusmaa, Šveits, Ühendkuningriik ja Euroopa Liit, kellele omistatakse igaühele mitu tuhat sanktsiooni. Venemaa vastu on tulemas ka veel rohkem sanktsioone. 23. juulil võttis EL-i nõukogu vastu oma 21. sanktsioonipaketi, mis on suunatud 48 isikule ja 170 juriidilisele isikule Venemaal. Eriti on keskendutud Venemaa energeetikasektorile, samuti krüptovaluutadele ja finantsteenustele. Veelgi enam, USA senat on viinud Lindsey Grahami poolt algselt esitatud ja kaua edasi lükatud Venemaa sanktsioonide eelnõu läbi esimese kinnitusetapi. Vaja on teha rohkem selleks, et vastu võtta seadus, mis annaks USA-le õiguse kehtestada teiseseid sanktsioone Venemaa ostjate vastu. Aga see on tugev algus. Ja eeldades, et seaduseelnõust saab seadus, aitab see oluliselt Venemaad kahjustada, asetades tema naftaostjad ebakindlasse olukorda. Me mõistame argumenti, et Ukraina nõuab rohkem sanktsioone, kuigi neid on juba palju kehtestatud. Kuid sellele argumendile on 2 vastuväidet. Esiteks, ükskõik kui palju sanktsioone juba kehtib, saab neid alati juurde kehtestada. Kui eesmärk on Venemaa majandust halvata, siis Ukraina soovib julgustada oma liitlasi gaasi põhja vajutama. Teiseks, sanktsioonid olemasolu on üks asi, nende tõhus jõustamine hoopis teine. Ja see on lünk, mida Ukraina soovib täita Zelenski plaani teise osaga. Üks põhjusi, miks Venemaa majandus on nii kaua vastu pidanud, on see, et riik on suutnud sanktsioonidest piisavalt hästi kõrvale hiilida, et miljardid dollarid jätkuvalt sisse voolaksid. Varilaevastik, mis toimetab Vene naftat üle kogu maailma, teenib strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul aastas kuni 100 miljardit dollarit. Venemaa on sageli kasutanud ka krüptorahatehingute varjamiseks, mille vastu ongi suunatud EL-i viimane sanktsioonipakett. Samuti kauba lõppkasutuse tahtlikku võltsimist nii müügil kui ostul. Venemaa on olnud libe ja petlik, mis ongi võimaldanud nafta müüki ja kriitiliste relvakomponentide importi. Zelenski plaan ei nõua tingimata rohkem sanktsioone, kuigi neid on alati teretulnud. See kutsub Ukraina diplomaate töötama koos Ukraina partneritega, et sulgeda lüngad. Rahami eelnõu oleks hea näide, kui see seaduseks saab. Tollimaksude kehtestamine riikidele, kes ostavad Venemaalt, laiendab sanktsioonide mõju kaugemale Moskvast. Just seda Ukraina otsibki. Struktuurid on olemas. Nüüd vajab Ukraina, et tema diplomaadid nõuaksid tõhusamat jõustamist. Selle haru eesmärk on väga lihtne. Sundida Venemaad raha pärast rabelema, et toetada Putini sõda.
Raha Kremlile kuuluva sõjakassa tühjendamine tähendab, et Putin peab muutuma üha meeleheitlikumaks, kui ta otsib uusi rahastamisallikaid. See meeleheide on juba nähtav. Juuli lõpus alandas Venemaa keskpank riigi baasintressimäära 14%-ni. See on endiselt naeruväärselt kõrge, kuid seda kärbet oli vaja, kuna Venemaa üritab panna oma inimesi laene võtma. See ei toimi. Riigi investorite seas valitseb juba paanika, kuna Vene aktsiaturg langeb ning Rahandusministeerium püüab endiselt katta kasvavat eelarve puudujääki ja teenindada kallist riigivõlga, teatab Moscow Times. See puudujääk paistab aasta lõpuks olevat umbes $100 miljardit, mitte $47,7 miljardit, mida Venemaa ootas. Väikeettevõtted lähevad Venemaal rekordkiirusel pankrotti. Ainult 2026. Aasta esimese 3 kuuga sulgesid 200 000 väikest ja keskmist Vene ettevõtet oma uksed. Venemaa on halbade laenude tõttu panganduskriisi äärel ning inflatsioon on taas tõusuteel, jõudes juunis 6%-ni, pärast seda, kui see mais langes aasta madalaimale 5,3%-ni. Venemaa on finantskuristiku äärel. Zelenski sõja talveks lõpetamise plaani teine osa on mõeldud selleks, et Venemaa sealt kuristikust alla lükata. Lõpuks jõuame 3. osani, Pika- ja keskmaa rünnakuteni. Nende rünnakute arvu suurendamine on päevakorras, sest iga selline löök mõjutab Venemaa majandust, kahjustab selle sõjamasinat nii eesliinil kui ka tagalas, mis pidi olema turvaline, ning viib lõpuks suuremate kaotusteni Venemaa vägede seas. Praegu ei saa me 100% kindlusega ennustada, millal kõik meie diplomaatilised pingutused vilja kannavad. Millal? Ukraina kaugmaarünnakud Venemaa vastu, meie keskmaa löögid ja kõik meie partnerite poolt kehtestatud sanktsioonid tekitavad sellise surve, et Venemaal ei jää muud võimalust kui rahu, ütles Zelenski. Tal on õigus. Need 3 haru võivad ebaõnnestuda, kuid kui need peaksid toimima, peavad Ukraina pidevad löögid muutuma veelgi suuremaks, ulatuslikumaks ja mõjusamaks kui seni. Zelenski teeb juba kõik, mis tema võimuses, et see juhtuks. Praegu, kui me räägime, on Ukraina lõpetamas 40 päevast pika- ja keskmaa löökide kampaaniat sihtmärkide vastu, mis valiti spetsiaalselt selleks, et mõjutada agressorriiki ja sundida seda sõda lõpetama. Ukraina ei näita mingit kavatsust puhata, kui see 40-päevane seeria läbi saab. Juuli lõpus avaldas Zelenski, et Ukraina on koostanud uue nimekirja prioriteetsetest sihtmärkidest, mida hakatakse tõenäoliselt ründama kohe pärast 40-päevase kampaania lõppu. Sõnum on selge. Broon drooni järel peab sisenema Venemaale ja okupeeritud aladele. 2026 aasta on olnud see aasta, mil sellised rünnakud on tõeliselt esile tõusnud. Ukraina droonide tegevusraadius on laienenud nii palju, et selle aasta esimese 7 kuu jooksul on tabatud 52 Venemaa piirkonda. United24 meedia märgib, et Ukraina tabas 2025 aastal 36 piirkonda, seega 52 on märkimisväärne kasv. See toetab Ukraina narratiivi, et Venemaal pole enam miski turvaline. Alates 2026 aasta algusest on Ukraina droonid rünnanud Venemaa rafineerimistehaseid peaaegu 200 korda, kusjuures tipphetkeks oli üle 2500 kilomeetri pikkune rünnak Siberis asuva Omski rafineerimistehase vastu. Selle tulemusena on kuni 90% Venemaa piirkondadest sunnitud piirama kütusemüüki. Keskmise ulatusega rünnakute puhul on Ukraina sageli ja tugevalt tabanud 700 kilomeetri pikkust maanteed, R280, mis ühendab Venemaa mandriosa Krimmi ja Ukraina lõunapiirkondadega. Igakuised rünnakud selle teekoridori ääres on kasvanud jaanuari veidi alla, 20 pealt juuniks üle 130-ni. Veeteedel on Ukraina võtnud sihikule varilaevastiku laevad, mis varustavad Krimmi poolsaart nafta, toidu ja muude tarvikutega. 3-nädalase juulikuu kampaania jooksul ründas Ukraina 201 varilaevastiku laeva Mustal merel ja Aasovi merel. Ja okupeeritud Ukraina tagalas lendavad droonid pidevalt, et hävitada Vene logistikat ja nõrgestada rindajoone rünnakuid, mis mängis suurt rolli selles, et Venemaa kaotas juulis rekordilised 42 860 sõdurit. Pika- ja keskmise tegevusraadiusega droonirünnakud toimivad. Sellepärast kutsub Zelenski üles neid rohkem kasutama kui oma strateegia 3. osa. Mis puudutab nende rünnakute tulemusi, siis kõik taandub survele, mida avaldatakse Putinile. Mitte majanduslikule survele, vaid sotsiaalsele. Kuues Putini alustatud sõja tagasi Venemaale püüab Ukraina pöörata Putini rahva tema enda vastu. On põhjus, miks Putini toetusreitingud on langenud kiiremini kui kunagi varem pärast sõja algust ja miks Venemaa konfliktoloogia ja analüüsi instituudi juulikuu uuring näitas, et 81% küsitletutest soovis Ukraina sõja kohest lõpetamist. Paljud venelased on Putini sõjast sama tüdinenud kui nende Ukraina naabrid, eriti nüüd, kui kaugmaadroonid tekitavad neile nii palju probleeme. Need on 3 osa Zelenski plaanist. Koos on need suunad mõeldud jätma Putinile ainult ühe võimaluse – rahu. Zelenski sõnul on eesmärk nüüd toetuda neile 3 strateegiale, et suruda Putin läbirääkimiste laua taha. 2026 aasta talveks. Selleks peab sõlmitama rohkem kokkuleppeid, kehtestama rohkem sanktsioone ja lendama rohkem droone. Kõik need on Ukraina võimete piires.
Kuid üks suur küsimus vajab veel vastust. Kas plaan töötab? See võib töötada. Aga Volodõmõr Zelenski on väga hästi teadlik, et Ukraina seisab nüüd silmitsi kinnisideelise hullumeelsega, kes näeb rahu kui lõplikku läbikukkumist. Ukraina president ütleb, et sellel põhjusel ei ole plaani õnnestumine garanteeritud. Praegu liiguvad kuulujutud, et Vladimir Putin valmistub mobiliseerima 500 000 Vene sõdurit, tõenäoliselt pärast Venemaa septembrikuiseid Riigiduuma valimisi. See ei ole midagi sellist, mida rahukaaluv despoot teeks. Küll aga on see midagi sellist, mida teeks meeleheitel mees, kes ei saa midagi parata sellele, et Venemaa kaotuste arv ületab vabatahtlike värbamise võimekust. Kui Venemaa mobiliseerib, seisab Vladimir Putin silmitsi nii suure vastureaktsiooniga, et see võib tähendada tema presidendi ametiaja lõppu. Vähemalt avaldaks see vastureaktsioon talle veelgi suuremat survet. Kombineerituna Volodõmõr Zelenski plaani 3 suunaga, mis samuti keskenduvad surve avaldamisele, on väga reaalne võimalus, et Vladimir Putini positsioon võib peagi muutuda püsimatuks. Peagi võib tähendada ka 2026. aasta talve. Ainult aeg näitab. Kui Volodõmõr Zelenski plaan ebaõnnestub, ei oleks see siiski tõeline läbikukkumine. Vladimir Putin ei pruugi rahu välja kuulutada, kuid see tähendaks lihtsalt seda, et 2026. aasta lõpuks on Ukraina tugevamas positsioonis kui aasta alguses või tänu sellele plaanile. Mingis mõttes on see Ukrainale igal juhul võit. Aga Volodõmõr Zelenski loodab, et surve võib tuua tulemusi. Vladimir Putini peale on juba palju survet avaldatud. Veelgi rohkem on tulemas. Kui maailm on Ukraina ja Venemaa sõja ajal midagi õppinud, siis seda, et see riik on täis üllatusi. Ukraina ei mängi tavapäraste reeglite järgi ega järgi ootuspäraseid sõjalisi standardeid. Selle asemel on Ukraina uuenduslik. Ta rajab teed. See teeb asju teistmoodi, sageli lihtsalt seetõttu, et tal pole muud valikut. Tal ei ole ju hiiglaslikku sõjalist eelarvet ega tohutuid ressursse, nagu Venemaal. Seega on ta pidanud kohanema keeruliste tingimuste ja rangete piirangutega, et seni konfliktis ellu jääda ja edu saavutada. See pole kusagil ilmsem kui Ukraina õhujõududes, mis on kahtlemata üks kõige kummalisemaid õhujõude maailmas täna. Tõepoolest, samal ajal või paljud teised suured sõjalised jõud maailmas keskenduvad oma õhujõudude lihtsustamisele ja laevastike ühtlustamisele, on Ukraina läinud vastupidises suunas, arendades oma relvajõudude õhuharu üha mitmekesisemaks ja keerukamaks. Ükski teine riik ei tee seda ning pealtnäha võib see tunduda täiesti hullumeelse otsusena, mis trotsib nii loogikat kui ka mõistust. Kui aga veidi sügavamale vaadata, võib see osutuda veel üheks Kiievi komandöride meistritükiks, mis muudab nende õhujõud lõpuks märkimisväärselt tugevamaks kui kunagi varem. Selleks, et mõista, mis teeb Ukraina õhujõud nii erinevaks, peame esmalt uurima, mis teeb paljud teised nii sarnaseks. Kui vaadata paljusid maailma õhujõude, märkad ühist suundumust. Tavaliselt kasutavad nad vaid ühte või kahte peamist hävitajatüüpi. Prantsusmaa näiteks toetub peamiselt oma 4,5 põlvkonna Dassault Rafalile ning omab ka väiksemat Dassault Mirage 2000 lennukite laevastikku. Saksamaa hävitajate laevastik keskendub peamiselt Eurofighter Typhoonile, mida täiendavad Panavia Tornadod. Suurbritannia kasutab samuti Typhooni ning lisaks ka Ameerika Lockheed Martin F-35B Lightninguid. Sarnane olukord on kogu Euroopas ja mujalgi. USA on selles osas haruldane erand, kuna neil on tunduvalt suurem sõjaline eelarve kui ühelgi teisel riigil maailmas, mis võimaldab neil kasutada ja hooldada palju mitmekesisemat lennukiparki. Enamik riike järgib siiski sama strateegiat ning paljude sõjalise moderniseerimise programmide ühine eesmärk on õhujõudude lennukipargi lihtsustamine, muutes keerulised ja mitmekesised lennukipargid väiksemateks ja lihtsamateks. Selleks on 2 suurt põhjust: kulud ja keerukus. Isegi suhteliselt lihtsate lahingulennukite hind on väga kõrge, sageli ulatudes kümnete või sadade miljonite dollariteni ühe lennuki kohta. Ja need ei ole kallid, mitte ainult valmistamisel, vaid ka hooldamisel. Näiteks tuleb maksta keerukate mehaaniliste osade ja komponentide parandamise ja asendamise eest, mis moodustavad need inseneriteaduse imed. Samuti kaasnevad kulud logistika, tarneahelate ja pilootide väljaõppega. Mida rohkem erinevaid lennukitüüpe riik kasutab, seda suuremaks need kulud kasvavad ja keerukus suureneb. Näiteks jõud, mis kasutab 3 väga erinevat lahingulennukit, vajab iga ühe jaoks eraldi pilootide väljaõppeprogramme ning konkreetseid varuosi, et iga lennuk oleks töökorras ja valmis kasutusele võtmiseks, kui seda vaja läheb. Mitmekesiste ja keerukate lennukiparkidega kaasnevad ka strateegilised keerukused. Kui komandöridel on valida terve hulk erinevaid lennukeid, peavad nad pidevalt kaaluma igaühe plusse ja miinuseid, et otsustada, millist neist konkreetses olukorras kasutada. Kui neil aga on kasutada 1 või 2 mitmeotstarbelist lennukit, muutub kõik lihtsamaks, odavamaks ja kiiremaks. See on ka põhjus, miks nii paljud uusimad hävitajad kui ka need, mis on praegu arendamisel, on loodud võimalikult paindlikeks, et nad suudaksid täita mitmeid ülesandeid ja täita laia valikut rolle.
näiteks F-35, on sõjalises maailmas tuntud kui tõeline universaal, mis suudab sujuvalt vahetada õhk-õhk lahingooperatsioonide, maatoetuse missioonide ja vajadusel luureandmete kogumise vahel. See ei tähenda, et poleks sõjavägesid, kes kasutavad endiselt erinevaid reaktiivlennukeid, ega ka seda, et sellisel lähenemisel puuduksid eelised. Lennukipargi mitmekesistamine võib teatud olukordades olla tark samm, kuid üldiselt liiguvad enamik suuremaid sõjavägesid samas suunas, lihtsamate ja tõhusamate õhujõudude poole, kus on vähem reaktiivlennukite tüüpe kui varem. Mitmed NATO liikmesriigid kasutavad näiteks ainult ühte tüüpi reaktiivlennukit. Siis on veel Ukraina. Ja Ukraina teeb asju täiesti teistmoodi. Ukraina ei kasuta mitte ainult ühte või kahte tüüpi lahingulennukeid, isegi mitte ainult 3 või 4. Viimaste andmete kohaselt on Ukrainal peagi kasutusel vähemalt 8 erinevat hävituslennuki mudelit, mis on loodud 4 erinevas riigis. Peaaegu ükski õhuvägi maailmas ei kasuta nii mitmekesist ja keerulist lennukiparki ning pole raske mõista, miks see nii on. Christoph Pereks, Küningliku Ühendteenistuste Instituudi lennundusanalüütik, selgitas Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadusele, et enamik riike väldib selliseid lennukiparke. Võrreldes kaotatakse mastaabisääst ning iga lennukitüübi jaoks tuleb luua põhjalikud väljaõppe, toe ja hooldussüsteemid. Kui keegi teine seda ei tee, siis miks Ukraina teeb? Et sellest aru saada, peame kõigepealt ajas tagasi minema ja vaatama Ukraina õhuväe senist ajalugu. Kui Nõukogude Liit 1991 aastal lagunes päris Ukraina, tegelikult ühe maailma suurima sõjalennukite pargi. Nende varude hulka kuulus umbes 2000 lennukit, sealhulgas Tuhu-160 ja Tuhu-95 strateegilised pommitajad ning 100 nõukogudeaegsed hävitajad nagu MiG-29, Su-27 ja Su-24. See tohutu lennukipark andis Ukrainale võimaluse läbi viia peaaegu igasuguseid õhuoperatsioone, mida tal vaja võinuks minna kuni tuumastrateegiliste rünnakuteni välja. Kuid 1994 aastal nõustus Ukraina Budapesti julgeolekutagatiste memorandumiga, nõustudes loovutama oma tuumarelvad Venemaale, mis omakorda lubas austada Ukraina iseseisvust, suveräänsust ja piire. Nagu me nüüd teame, keeldus Venemaa lõpuks oma kokkuleppest kinni pidamast, kuid 1990-ndatel oli Kiievil täielik usaldus, et Moskva jääb kokkuleppe juurde. Seega, uskudes, et ta on kaitstud igasuguse sissetungi või suuremahulise rünnaku eest, hakkas Ukraina oma lennukiparki lammutama. Aastate möödudes lammutati, müüdi või anti lihtsalt üle 100 lennukeid, sealhulgas kõik alates pommitajatest kuni reaktiivlennukite, treeninglennukite, transpordilennukite, tankerlennukite ja ründekopteriteni. Need üleminekud tõid riiki miljoneid dollareid, kuid jätsid selle sõjaväe tõsiselt varustamata, juhuks kui peaks kunagi puhkema konflikt. Siis 2014 aastal pöörati Ukraina maailm pea peale, kui Vene eriüksused tungisid riiki ja võtsid Krimmi poolsaare enda kontrolli alla. See juhtus nii kiiresti, et Ukrainal polnud peaaegu üldse aega mingikski reageerimiseks. Aga üks asi oli valusalt selge. Budapesti memorandum oli rikutud ja Kiiev ei saanud enam loota julgeoleku garantiidele, mis olid seni mõjutanud paljusid nende sõjalisi otsuseid. Varsti pärast Krimmi annekteerimist aktiveerus Ukraina õhuvägi sisuliselt uuesti. Vanad veteranid toodi teenistusse tagasi, õpetades ja koolitades uut pilootide põlvkonda õhusõja kunstis, samal ajal kui insenerid asusid tööle, et taastada, parandada ja moderniseerida mõnikümmend konserveeritud hävitajat, nagu Su-27 ja MiG-29, mis olid aastakümneid vanades sõjaväeladudes tolmu kogunud. Ukraina pöördus samuti liitlasriikide poole, et aidata võimalikuks sõjaks valmistuda, saates noori piloote Trondheimi Norra õhuväe akadeemiasse oma oskusi lihvima. See polnud palju, aga see oli midagi. Ja Ukraina hakkas samuti investeerima kaasaegsetesse õhutõrjesüsteemidesse ja droonidesse, mõistes, et kui seda peaks puhkema, ei oleks nende õhuvägi kaugeltki piisav, et Vene omaga võistelda. Vaatamata nendele pingutustele ja edusammudele, kui Vene väed 2022 aasta veebruaris üle piiri Ukrainasse tungisid, Kiievi kaitseväel oli kasutada vaid 120 lennukit ning neist ainult kolmandik olid tegelikult kasutuskõlblikud, ütles tollane ülemjuhataja Valeri Zalužny. Venemaal oli samal ajal üle 4000 lennuki ning lisaks vahendid ja võimalused toota 100, kui mitte 1000 veel. See oli täielik ebavõrdsus ja Ukraina sai peagi aru, et kui neil on üldse mingigi võimalus sõjas ellu jääda, peab midagi muutuma. Aga enne kui me seletame, mis edasi juhtus, on meil veel palju sellist sisu. Kui sellest sõjasaatest on sulle kasu, siis ära unusta tellida. Venemaa ja Ukraina sõja esimesed kokkupõrked hävitasid peaaegu täielikult Ukraina õhujõud. Tõepoolest, juba esimestel tundidel 24 veebruaril rünnaku alguses 2022 aastal Vene väed sihtisid spetsiaalselt Ukraina õhujõudude varasid ja infrastruktuuri.
pommitades arvukaid lennuvälju, baase ja kütusehoidlaid. Õnneks Ukraina jaoks olid paljud nende lennukid kas juba õhus või peidetud teistesse kohtadesse, nii et need suutsid ellu jääda. Siiski näitasid järgnevad päevad, kui palju tugevam oli Vene õhuvägi. Kremlini piloodid tegid kuni 200 väljalendu päevas. Kiievi piloodid tegid samal ajal umbes 5–10 väljalendu, sest nad pidid hakkama saama oma suhteliselt tagasihoidliku lennukipargiga, mis koosnes 4 Nõukogude reaktiivlennuki tüübist. MiG-29, Su-24, Su-25 ja Su-27. Ukraina liitlased nägid, et riigi õhuväe päevad olid loetud ja nad mõistsid, et peavad ise midagi ette võtma. Seetõttu hakkasid nad oma enda varusid läbi vaatama, et leida sobivaid lennukeid, mida Kiievile saata. Näiteks kogu 2023 aasta jooksul saatsid mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa riigid osa oma enda nõukogudeaegsetest hävituslennukitest Ukraina vägede täiendamiseks. Näiteks Slovakkia ja Poola andsid üle mõned MiG-29 hävitajad. Ja kuigi ta oli nende täienduste eest tänulik, jäi Ukraina president Volodõmõr Zelenski lootma, et mõned läänemaailma suurriigid annavad Kiievile kunagi kaasaegsemaid, arenenumaid ja võimekamaid hävitajaid. See võttis aega, kuid lõpuks sai ta, mida soovis. 2024 aastal maandus esimene partii USA's ehitatud F-16 hävitajaid ametlikult Ukraina pinnal, tuues Ukraina õhuväe lennukipargi kokku 5 erineva reaktiivlennuki tüübini. Seejärel pidi riik läbi viima intensiivseid pilootide väljaõppesessioone, samal ajal hankides simulaatoreid, varuosi ja tugitaristut, enne kui F-16T lõpuks operatiivteenistusse võeti. Sellest ajast alates on need muutunud väga tõhusaks, moodustades umbes 80% kõigist Ukraina väljalendudest ning osutunud äärmiselt kasulikuks nii Vene rakettide ja droonide tõrjumisel kui ka maapealsete sihtmärkide ründamisel. Mitmed teised riigid on vahepealsetel aastatel samuti andnud Ukrainale täiendavaid F-16 hävitajaid. Ja 2025 aastal sai Kiievi õhuvägi veel ühe põneva täienduse, Mirage 2000. Esimest korda lendas see Prantsuse hävitaja 1978 aastal ning on olnud Prantsuse õhuväe põhitehnika juba aastakümneid, osaledes paljudes konfliktides alates Lahesõjast kuni Afganistani sõja ja Süüria kodusõjani. Erinevad sõjaväed üle maailma kasutavad neid endiselt, sealhulgas India, Hiina ja Araabia Ühendemiraadid. Ja Mirage 2000 on osutunud populaarseks tänu oma muljetavaldavale manööverdusvõimele, võimele saavutada Mach 2 ning kaasaegsele avionikale. Jällegi kulus Ukrainal aega, et koolitada piloote selle süsteemi kasutamiseks. Kuid 2026 aasta alguseks ilmusid juba videod, kus Mirage 2000 hävitajad viisid läbi rünnakumissioone idarindel ja heitsid pomme Vene sihtmärkidele. See tähendas, et Ukrainal oli nüüd kokku 6 erinevat hävitajat, kuid sellega ei piirdutud. 2026 aasta 30. juunil president Zelenski teatas, et Ukraina ja Rootsi on allkirjastanud lepingu 16 Rootsi Gripen E hävitaja ostmiseks. Paketi osana, mis hõlmab ka seotud varustust, tehnilist abi ja tuge, et aidata Ukraina pilootidel ja inseneridel neid lennukeid võimalikult kiiresti ja tõhusalt kasutusele võtta ja kasutada. Nüüd, vastavalt raportitele, esimesed 16 neist hävitajatest jõuavad Ukrainasse aastatel 2029 ja 2030. Ja kuigi Gripen on veidi odavam ja lihtsam võrreldes Mirage 2000 ja F-16-ga, toob see siiski kaasa mitmeid selgeid eeliseid, nagu madalad ekspluatatsioonikulud ning võime nii õhkutõusuks kui maandumiseks kasutada suhteliselt lühikesi lennuradu või maanteid, mis on Ukraina jaoks ideaalne, arvestades, et suur osa õhuväe olemasolevast infrastruktuurist sai 2022 aastal kahjustada või hävitati. Seejärel, vaid paar nädalat pärast Gripeni teadet, avalikustas Ukraina veel ühe tehingu. Ühises avalduses koos oma Prantsuse kolleegi Emmanuel Macroniga teatas Zelenski, et Prantsusmaa annab peagi Ukrainale üle 4 lubatud 16 Dassault Rafale hävitajast. Esimene partii saabub pärast seda, kui Ukraina piloodid on Prantsusmaal läbinud vajaliku väljaõppe, mis algab enne 2026 aasta lõppu. Seega peaks Ukraina õhujõud 2028 aastaks või isegi varem opereerima kokku 8 tüüpi lahingulennukitega, mis pärinevad Nõukogude Liidust, Ameerika Ühendriikidest, Rootsist ja Prantsusmaalt. Ja selle kogu kroonijuveeliks saab kahtlemata olema Rafale, mida peetakse laialdaselt üheks parimaks tänapäeval eksisteerivaks hävitajaks. Sellel on peaaegu võrreldamatu mitmekülgsus, arenenud sensoriandmete sulandamise tehnoloogia ja ületamatu paindlikkus, olles võimeline täitma kõike alates õhukaitseoperatsioonidest kuni täppislöökideni. Väga vähesed riigid sooviksid nii mitmekesist ja keerukat õhuväge, kuid Ukraina näib olevat selle omaks võtnud. See ei pidanud tingimata kõiki neid erinevaid hävitajatüüpe vastu võtma ja oleks võinud selle asemel oma lääneliitlastega läbi rääkida, et keskenduda vaid 1 või 2 tüübile suuremates kogustes.
eksperdid ja analüütikud väidavad aga, et Ukraina on teadlikult valinud nii keeruka lennukipargi, kuna selle pikaajaline eesmärk on lammutada oma vana ja aegunud Nõukogude lennukipark ning asendada see täielikult lääne omaga. Nagu Kristof Berg selgitab, soovib Ukraina oma vana Nõukogude Vene lennukipargi täielikult lääne lennukitega asendada. Seetõttu katab järgmiste aastate jooksul kasutusele võetavate Gripenite ja Rafaelide suhteliselt väike arv esmalt üleminekuperioodi, mis hõlmab tõenäoliselt kiirendatud väljaõpet ja taktikalist integreerimist eskadrillidesse. Lühidalt öeldes ei muuda need uued hävitajad Ukraina elu keerulisemaks. Need muudavad hoopis õhujõududele ülemineku Nõukogude tehnikalt lääne asendustele lihtsamaks. Ja see on üleminek, mis peab lihtsalt toimuma. Ukraina ei saa igavesti loota aastakümneid vanadele Nõukogude hävitajatele. Asi pole ainult selles, et need lennukid on vanemad, aeglasemad ja nõrgemad kui nende lääne analoogid. Neid on ka üha raskem hooldada. Kui Venemaa hõivas 2014 aastal Krimmi, katkestas ta varuosade ja teiste oluliste ressursside tarned, mida Ukraina õhujõud vajavad oma lennukite õhus hoidmiseks. Mida rohkem aega möödub, seda vähem on Kiievi inseneridel kasutada Nõukogude ajast pärit osi ja materjale. Lõpuks jõuab kätte aeg, mil vanad MiGid ja Su-25D lihtsalt ei ole enam lennukõlblikud. Kui see juhtub, tahab Ukraina olla valmis. Ta soovib, et tal oleks täielik lääne lennukite laevastik, mis on valmis õhku tõusma, jättes vanad ajad selja taha ja sümboliseerides Kiievi liikumist kaasaegsesse ajastusse. Ja Kiiev ei saa endale lubada valivust ega oodata, kuni tema lääne liitlased tarnivad konkreetseid lennukeid suurtes kogustes. Seetõttu võtab ta rõõmuga vastu kõik, mida Euroopa on valmis saatma, sõlmides lepinguid ja pidades läbirääkimisi Prantsusmaa, Rootsi ja iga teise riigiga, kes soovib abikäe ulatada. Nii muutus Ukraina hävituslennukite laevastik nii kirjumirjuks. See polnud juhus, vaid teadlik valik. F-16 jõudsid esimestena kohale, kuna USA-l ja Euroopa liitlastel oli neid lennukeid piisavalt palju ning ka varuosi, et neid töökorras hoida. Mirage'id tulid hiljem, kuna Prantsusmaa oli juba sellest mudelist eemandumas ja keskendus rohkem Rafaelidele. Ning Gripenid lisandusid, sest Rootsil on neid palju ja Rootsi soovib innukalt aidata Euroopa idatiiba kaitsta. Rafaleid on selle kirju jõu viimased ja potentsiaalselt parimad täiendused. Ja Kiievi jaoks on eelised selgelt näha. Nad saavad võimalikult kiiresti hea hulga kaasaegseid lahinguvalmis hävitajaid. Nende piloodid muutuvad veelgi kogenumaks ja võimekamaks ning õhuvägi saab ka riski hajutada, nii et isegi kui üks neist hävitajatüüpidest mingil moel alt veab, näiteks tarnekatkestuse või poliitilise tagasilöögi tõttu, jääb ülejäänud lennukipark endiselt tugevaks. See viimane osa on eriti oluline. Ukraina on aktiivses konfliktis ja ta ei saa riskida sellega, et kogu tema õhuvägi jääb maa peale lihtsalt seetõttu, et tarneahel kukub kokku või liitlane valib uue juhi, kes otsustab, et ei taha enam nii palju aidata. Tal on vaja jõudu, mis on aktiivne, kaasatud ja alati kättesaadav. Mitmekesisus teeb selle võimalikuks. Muidugi on sellega omad nüansid. On üldteada, et riikidel on väga keeruline nii paljusid erinevaid lennukitüüpe ülal pidada ning Ukraina peab enne iga uue hävitaja kasutuselevõttu panustama aega, vaeva ja raha, et koolitada oma piloote ja insenere neid kasutama ja hooldama. Pikas perspektiivis on aga selge, et see on vajalik samm riigi sõjalises arengus, sillutades teed Ukraina õhuväe parema ja helgema tuleviku poole. See viib riigi tagasi Nõukogude järgse hiilguse päevadesse ning aitab tal mitte ainult Venemaad võita, vaid ka tulevikus ära hoida kõik võimalikud rünnakud või sissetungid oma territooriumile. Ja Ukraina liitlased ei anna mitte ainult hävituslennukeid, vaid toovad ka palju muid olulisi ressursse, mis muudavad selle sõja olemust. Poola on näiteks andnud Ukrainale ühe oma väärtuslikuma soomusmasina, millest saad kõike teada selles videos. Või kui soovid näha, kuidas Ukraina droonide armee muutub iga päevaga tugevamaks, vaata seda videot uuest Zirka püüdurist. Ja lõpuks kindlasti telli sõjasaade, et saada rohkem värskeid uudiseid, ülevaateid ja analüüse Venemaa-Ukraina sõjast ning teistest konfliktidest üle maailma.